Tere tulemast järjekordsele enesemeisterlikkuse webinarile ja tänane teema on muutused ja mida teha muutustega enda sees ja enda ümber. Ja nagu ikka on teema suur. Ma arvan, et need teemad kohati tundub, et lähevad üha suuremaks ja üha elulisemaks ja mulle et ühelt poolt on nagu sellise hirmutav väljakutse ja teiselt poolt tohutult nagu erutav väljakutse, et kuidas siis neid võimatuid teemasid purki ajada. Et kuidas talle läheneda, kuidas teda vaadata, kuidas teda siis nii-öelda seeditavaks või söödavaks teha. Ja vaatame, mis täna juhtub. Jagan ka siin oma slaide, siin, et oleks lihtsam kuulata ja mul abiks. Nii, aga alustame siis kõigepealt, et kes mina olen. Mina olen Epp Aadler, enesemeisterlikkuse mõtestaja ja coach. Ja millega ma tegelen? Kui siin seda webinari ette valmistades sain aru, et ma arvan, et see tänane teema, nagu ma alati ütlen, et see iga teema on mu lemmik, aga ma arvan, et see tänane teema on tegelikult see, millega ma tegelengi. Ehk kui võtta kokku nii-öelda see, mis mind paelub, mida ma uurin ja millega ma töötan, siis ma arvan, see kõige lähtekoht ja kõige suurem asi on ikkagi selline eluga kontaktis olemine ja elamine üldsegi. Ilus, meisterlik, hooliv, arenev elamine. Ja see kõlabki hästi, see ongi tohutu klišee, eks ole, et mis see siis tähendab. Ja ma arvan, et kõik inimesed teavad, et siis kui nad nagu hetke võtavad ja peatuvad, et siis see tegelikult nagu see elu teadvustamine ongi üks keeruline asi. Et palju lihtsam on, või ma ei tea, kas on lihtsam tegelikult, kuna ma arvan isiklikult, et selles elus teadlik osalemine on lihtsam kui see pimeduses elamine, mis on täna võib-olla selline päris hea lähtekoht, see mõte praegust, et kumb on lihtsam siis, et kas lihtsam on elada paigal või lihtsam on elada muutuses, et kas lihtsam on elada selles pimedas, mitteteadlikus elus, kus tundub, et kõik on pealtnäha nagu paigas, turvaline ja hoitud, või siis on lihtsam elamine nagu avatud silmadega ja teadlikult, mis tähendab, et sa näed kõige õudust ka, eks ole. Et sa näed nii ilu, kui sa näed ka seda õudust. Et see on ju see, mis see paradoks natukene on, et kui me nagu kujutame ette, et see nii-öelda ärkamine tähendab siis, et ongi igavene suvi, siis jamad algavadki, eks ju. Et see tõde on ikkagi see, et siis kui silmad avanevad, siis me näeme kõike. Et kui sa, ma ei tea, hommikul teed silmad lahti ja näed, võib-olla sul on pilti, seinal on oma lemmikpilt. Ma ei tea, mul on ka siin oma üks lemmikmaal ja siis, aga siis sa näed selle kõrval olevat, ma ei tea, pragu seinas või kõndivad ämblikku, kui sul ämblikud ei meeldi või et nii-öelda, või ma ei tea, mingid hunnikud kusagil tooli peal, et sa näed nagu seda elupaljusust. Nii et see ongi nagu, ma arvan, see minu töömaterjal on nii-öelda see elumäng, see elupõnevus ja see paljude muutujatega mäng. Siis teine osa, mis mind paelub, on, eks ole, see inimene, et kes siis selles elus osaleb ja kuidas see endaks saamine käib, mis on ka selles muutumisprotsess, et see kõik on ju selles mõttes selline üks suur muutumisprotsess ja selline moto või mõte, mis seda mina tööd minu puhul kannab, on see endaks saamine on elutöö. Ehk iga kogemus siis kuidagi moodi kas traumeerib meid, tervendab meid, jällegi traumeerib meid, siis jälle tervendab meid ja siis ta on nagu selline sibula koorimine tegelikult, et kuidas me jõuame endani ja küsimus on, et kuidas me siis saaksime elada elusana ikkagi elu lõpuni on see, mis kuidagi mind innustab või paelub. Ja siis see on nagu nii-öelda see minu uurimisobjekt ongi, eks ole, siis see ühelt poolt see inimene, kes peab seda kõike kandma ja kelle sees kõik need muutused toimuvad. Ja siis see kõik see nii-öelda siis nende elumuutujatega, nende mõistmine või nägemine või ka nende loomine, mis on päris selline karm sõna siin öelda. Üldiselt see tänase webinari ettevalmistamine on olnud selline tore väljakutse. Et seda teemat saab käsitleda juba küüniliselt. Seda on võimalik käsitleda väga idealistlikult, küüniliselt, sarkastiliselt. Nii et ma siis proovin, et vaatan, et ma ei läheks ühtega teise äärmusesse, et kuna minu eesmärk on nagu avada seda teemat, eks ole, mitte anda kuidagi mingit määratusi.
Ja siis see neljas nii-öelda element, mis on see minu töös, ongi see enesemeisterlikkus ehk siis kuidas seda kõike teha. Kuidas kanda iseennast, kuidas kanda seda elu ja kuidas kanda neid teisi meie ümber ja kuidas see kõik kokku käib ja kuidas siis ikkagi nii-öelda ellu jääda selles kõiges. Ja miks see enesemeisterlikkus on ikkagi see, et ükskõik, mis minu ümber toimub, siis mina kannan seda, et see on minu reaalsus, mida mina tajun. Ja see, mis minu ümber toimub, on ainult minu versioon sellest reaalsusest, mis tähendab, et mina nii-öelda kannan selle kuidagimoodi ise ära. Ja siis on ja mõnes mõttes enesemeisterlikkus või teadlik enesemeisterlikkus, ehk seda teeme nii ehk naa, kõik inimesed kannavad oma päeva kuidagimoodi ära. Aga kui teha seda teadlikumalt, siis on see mäng, et kuidas avastada, et mis sõltub minust, mis ei sõltu minust ja kuidas seda mängu mängida. Nii et selle käigus toimuks rohkem arengut ja vähem traumat. Et kuna seda nii-öelda haiget saamist toimub paratamatult, aga et see haiget saamine ei võtaks nagu trauma vormi, et ma ei jääks igavesti nii-öelda veritsema. Ja kuna ta nii-öelda, et ta selline lahing on nii ehk naa, eks ole, aga see tervenemine oleks ka võimalik. Nii et see on selline natukene taustana, et millega mina tegelen. Ma siin on nüüd. Nii, ja minnes edasi nüüd konkreetselt tänase teema juurde, siis täna ma olen fookusesse võtnud muutuse ja vahelduse. Ja ma siin pärast räägin ka natukene, et kuna mul ikkagi meeldivad need sõnamängud ja minu kogemuse järgi lähevad väga paljud elu aspektid lihtsamaks ja käsitletavamaks, kui sa kasutad palju sünonüüme. Ehk kui sa nii-öelda avad ühe nähtuse, ja seda saab väljendada erinevate sõnadega, sest tegelikult meie nii-öelda oma peas loome või maailma kohta loome tähendusi sõnade kaudu. Ja mida rohkem ja avatumalt me sõnu kasutame, mida mitmekesisemalt me sõnu kasutame, seda mitmekesisemalt me pääseme nendele nähtustele ligi. Sest ei ole olemas ühtegi täiuslikku sõna, mis võtaks ühe asja otsast lõpuni kokku. Ja seetõttu see paljude sõnade lubamine ja paljude sõnade kasutamine teeb kõik nähtused kättesaadavamateks. Ja seetõttu, kes on mind varem jälginud, et ma kasutan sõnamänge ja see on meelega tehtud selleks, et avada ka aju ja anda mõnes mõttes seda loomulikku meie sisemist jõudu ja julgust asjadele läheneda. Sest kui nad on fikseeritud, staatilised, ühesugused, klombid, siis nad on võimatud, nad on sellised libekalad või hästi suured rändrahnud, et mitte kusagilt ei pääse nendele ka ligi. Nii et siis täna vaatangi muutumise loomulikkust ja kuidas sellega leppida. Siis loomulikult on, et miks üldsegi sellest rääkida, on ikkagi, mis on ka mõnes mõttes selline minu selline leivanumber, et kuidas avada üldsegi elu nähtuste keerulisust. Ja mitte sellepärast, et hirmutada või teha need hirmus koletisteks, vaid vastupidi taaskord teha nad kättesaadavamateks ja leppida sellega kõigega, et nii ongi. Ja seal on see inimlikult poolt, et ühelt poolt aru saada, et see kogemus ongi keeruline ja raske ja teiselt poolt, et ma olen võimekas sellele vastu astuma. Sest miks pärast ma ju tihtipeale kardame, on see, et ma ei tea, kas ma hakkama saan, eks ole, et mis saab. Ja siis on juba, mida ma olen siin maininud, et kuidas kanda siis neid muutuseid. Ja võib-olla ikka, et see on ka mõnes mõttes selline reegel, et mis ma siin täna tahan rääkida ja mis on ka see väljakutse, et kuidas sellest teemast rääkida. Ehk ma ei taha õpetada ja ma ei taha öelda, kuidas asju peab tegema. Vaid minu soov on avada seda elu kasvamist ja inimese kasvamist ja toetada seda kasvamist, mis sinus toimub, mida mina ei tea täpselt, kuidas toimub. Et kui ühelt poolt ongi see, et ma arvan, see, mis meie kõigi sees toimub, on tegelikult ühesugune, siis tegelikult on see täiesti 100% unikaalne mees kõigis, et mis järjekorras see toimub ja kuigi see on süsteemne, siis see, kuidas sina koged seda, see, mis keskkonnas sa koged seda, mis kontekstis sa koged seda, mis vanuses sa koged seda, mis on enne juhtunud, mis on pärast juhtunud, siis see kõik on täiesti, see on unikaalne ja see on sinu tee. Ja minu soov ei ole kuidagi moodi mõjutada seda, et see oleks kuidagi õigem või teistmoodi, vaid see, mis ma täna tahan teha, ma tahan kirjeldada seda osa elust, seda muutumise osa ja eesmärgiga, et ma saaksin olla toeks ka selle jutuga, julgustuseks, vajadusel abiks või et sa saaksid aru, et millisel kujul seda tuge üldsegi vaja võiks olla
ja kas sinust endast piisab või mitte, sest me vahel võime ikkagi, et miks see muutus keeruline vahel on, et me jääme üksi selles, sest see ongi unikaalne, keegi ei mõista, see pole näha tihtipeale ja siis me jäämegi natukene sellisesse nagu üksikusse olekusse, eks. Ja siis ma tunnen, et ma olen ainus loll, kes ei saa aru, kuidas toimub. Ja nagu ikka, ehk see, mis ma räägin, on 100% minu jutt ja võtan riski jagada oma kogemust, oma hinge, oma nii-öelda hetkeseisuga versiooni sellest. Mida rohkem ma neid slaide või seda juttu läbi mõtlen, see kogu aeg muutub, ehk see kõik on, see ei ole kuidagimoodi nii-öelda lõpp-punkt, vaid see on nagu praeguse tänase päeva seis, mis ma räägin. Ma ei väida, et see kõik on lõplik tõde ja ma ei väida, et sina pead võtma omaks minu tõe. Ja seetõttu taaskord nagu kutsun sind sellisele koos mõtisklusele, koos kõndimisele, ehk ma loodan, et minu mõtted saavad olla katalüsaatorid, mis käivitavad sinu mõtlemise, sest ma arvan, et kogu see minu töö eesmärk on ainult käivitada inimest ennast. Ehk nii kaua, kuni see teine on minust sõltuv, siis ma ei aita teda tegelikult, et ma saan ja see ongi, et vaja on käivitada see enda moodi mõtlemise julgus, enda moodi tegutsemise julgus, enda moodi riskide võtmise julgus, enda moodi puhkuse julgus. Ehk tegelikult see kõik on selline nii-öelda see endast tulenev lähenemine on see, kuhu on lõpuks vaja jõuda. Ja mis kõlab jube nagu lihtsalt ja loogiliselt, iseenesestmõistetavalt ja ma arvan, et kõik teavad, kui raske see on. Ehk tegelikult nii-öelda see endaks saamine ei ole üldsegi lihtne. Kultuuri kontekstis, sotsiaalses kontekstis, oma igapäevaelu kontekstis ei ole see üldsegi lihtne ja seetõttu see on nii-öelda kõik võimalike spirituaalsete lähenemiste, koolkondade eesmärk, eks ole, et kuidas siis jõuda ikkagi sellesse endasse. Ilma eraldumata ka liigselt, eks ole, et eesmärk ei ole, et kõik inimesed elavad selles mungaelu, eraldunud elu, et mis on selline puhas kontrollitud elu, vaid kuidas siis elada endana teiste hulgas, teistega koos ja siis jääda ja olla ise ja lubada seda ka teistel juhtuda. Kui ma täna siin mõtlesin või siin juba paar päeva olen mõelnud, siis ma sain aru, et see, ma arvan, see on nagu juhtunud, ma ei tea, kas on kogemata juhtumisi, aga ma arvan, et see tänane teema on õiges kohas selles järjekorras, et kui meil üle-eelmine webinar oli elurõõm, siis ma arvan, et kuna need kõik kasvavad üksteise otsa ja see elurõõm on mõnes mõttes ikkagi, ma arvan, see elurõõmu teema on nii-öelda see eluenergia kontaktis olemine. Ja see on see, millest sõltub ju absoluutselt kõige kandmine. Ehk see on see kütus, võiks öelda. Siis eelmine kord me rääkisime enesehoolitsusest. Ja see on see puhas siukene, ongi selline hooldus, eks ju, et nii-öelda see mina kui osaleja siis kogu selles asjas, et kui mul see kütus on olemas, kas siis see masin ka töötab. Ja siis ma arvan, et täna me lähme mõnes mõttes räägime sellest liiklusest, kus siis see tegelane, kes on kütusega, kes on hooldatud ja kes läheb nüüd sõitma sellesse teadmatusse, kus siis hakkab igasuguseid asju juhtuma. Nii et ma arvan, et see järjekord, et kui me oleksime rääkinud sellest tänasest teemast näiteks esimesena, siis ta oleks jalgadeta, aga tegelikult see elurõõm ja enesehoolitsus on täna see teema nagu mõnes mõttes sellised jalad, tänu millele on võimalik seda üldsegi kanda. Mis on ka üks mõte, mida ma nagu julgustan ise mõtisklema, et kuidas tegelikult see sinu, et kui me eelmine kord rääkisime pikalt sellest hammaste pesust näiteks, et kuidas kõik need enesehoolitustegevused tegelikult toetavad sinu muutustes olemist. Et see on ka selline uus knihv või selline uus kiht sellele eelmisele teemale, et kui oluline see siiski on ja kui ohtlik see tegelikult on, kui siis see enesehoolitsus unarusse jääb või tegemata jääb üleüldsegi. Aga võib-olla siis natukene, et nii-öelda, mis see minu enda või et kuna see on ikkagi selline huvitav teema, et mis see minu enda seos muutusega on, et see üllatus on öelda, et minu elus on toimunud ka palju muutuseid. Et ma ei tea, kas on kedagi, kellel ei ole, aga et see on selline naljaga öeldud. Aga ma arvan, et see, et ma oma tööd üldsegi teen, on tänu sellele, et see minu endaks saamine on olnud ikkagi selline hästi keeruline teekond ja selline tohutu otsimise, selline tõeline selline muinasjutu metsas ekslemise teekond. Ja ma arvan, et ma hetkel, kui ma räägin sellisest nagu sisemisest ja välisest muutusest, et see on ka võib-olla, et me räägime õigest ajast, et me tegelikult, ma arvan, et me mõnes mõttes väljume ühest teemast või ühe teema sellisest kriisist normaliseerumisse minemisse ja tegelikult ma arvan, et me oleme nagu sisenenud täiesti totaalsesse uude muutumise faasi, mille alguses me alles oleme, et nii-öelda see teema on tegelikult, ma arvan, hästi aktuaalne nagu nii-öelda ka maailma kontekstis.
Ja kui ma mõtlen oma elu, siis ma tunnen, et ma arvan, et nagu see suur muutusperiood, milles ma hetkel olen, siis ma arvan, et siis ma olen selles tegelikult olnud üle 10 aasta. Ja ma kuidagi tunnen siin nagu sügisel või nüüd tegelikult, kuna ma siin elus paari kuu jooksul on hästi suured asjad toimunud, siis ma tunnen, et ma olen jõudnud mingisugusesse etapi lõppu ja tegelikult ma olen vist ühes uue etapi alguses, et mingisugused pereteemad on saanud mingi uue punkti ja sellise uue koha, mingid terviseteemad, ka ma tunnen, et ma teen oma tööd täiesti teistmoodi, ehk mingi spiraal on jõudnud mingisse uude kohta. Aga ma arvan, et see kuidagi, see teadlik tee on kindlasti olnud, ja kui ma arvan, et see endaks saamine nagu teadlikult algas, ma arvan, umbes 30 aastat tagasi, kus ma nagu suudan kuidagi ajajoonena nagu jälgida seda, et mis siis minu sees nagu käinud on, aga siis ma arvan, et nagu see etapp, millest ma nagu väljun, siis ma arvan, see algas umbes 10 aastat tagasi. Nii et see on ka võib-olla, miks ma seda ütlen, on see, et need perioodid on pikad ja see on ka üks asi, mis väga paljust inimesi hirmutab ja mida minu meelest on vaja nagu selles mõttes lihtsalt nagu lauale panna, et nii on ja ma mitte ei sisenenud sellesse teesse 10 aastat tagasi nii-öelda projektiplaaniga, et nüüd on 10 aastat nagu plaan, vaid tegelikult see ikkagi rullib ennast lahti. Ja see ei ole ju kogu aeg selline aktiivne, vaid see kõik toimub ikkagi nii, et vahepeal on sellised keerulisemad ja segasemad perioodid ja siis tundub, et kõik on nii hästi ja siis vahepeal tundub, et heureka ongi kõik selge järsku, eks ju, ja siis homne päev on järsku kõik nagu, siis sa saad aru, et tegelikult tegemist oli vaheajaga lihtsalt, et teine vaatus algab või 5. või 10. vaatus algab. Ja nii, et seetõttu see pilt siin slaidil ka siis selline nii-öelda see idu kasvamine, eks ju, et kuidas siis ma arvan, kogu see muutumine, et me tegelikult, ma arvan, oma elus mingis etapis oleme kogu aeg idud ja me oleme nagu, et isegi kui ühes valdkonnas on just nagu selge, siis tegelikult nagu ju, et see muutumine on hästi-hästi palju kihiline. Et mingis asjas ongi nagu selge ja teises kohas on siis nagu on asi alles seeme või toimub alles kõdunemine, eks ju, et nii-öelda see, et need etapid käivad ikkagi nagu sinusoidid, nagu kõik asjad elus. Mis ongi nüüd paras aeg minna siis sukelduda sellesse teemasse ehk sellesse muutumisse. Ja alustame siis sellise toreda asjaga nagu, et milline siis on õnneliku elu valem. Ja mul on hea meel seda teile nüüd esitleda, ehk kellel on võimalik siis pilti vaadata, et siis õnneliku elu valem on selline. Ja kui sa selle ära teed, siis ongi õnnelik elu käes. Aga et miks siis selline pilt ja miks selline metafoor, on ikkagi see, et see elu on üks nagu lõpmatu hulga muutujatega nagu mäng. Et isegi kui ta valemisse ajada, siis seal ongi need muutujad, need A-d ja B-d ja X-id ja Y-id. Ja probleem on see, et me lihtsalt ei tea, mis need on. Ja mingitel hetkedel me teame, mis nad on ja siis järgmisel hetkel me ei tea, mis nad eks ole on. Ja see on see, mis see nii-öelda see areng ja kasvamine on ja mis siis tekitab seda nagu sellist ärevust. Et kui selline nagu, aga siin on nagu lihtsalt väike nagu näide, et mis need erinevad muutujad siis võiksid olla. Ja need muutujaid on lõpmatuseni, eks ju, et kui me võtame nii-öelda, kui me räägime sellest enda sees, enda ümber, et kui enda sees on see muutujad, ongi kas või oma keha, et kõik keha elemendid, nendega juhtub midagi, ma ei tea, et üks pool on see päris selline, ongi füsioloogiline keha, eks ole, kõik minu organid, et ongi minu tervis ja kõik, mis sellega seondub. Siis me võtame sinna juurde, ma ei tea, nii-öelda need iluelemendid nagu juuksed ja küüned ja ma ei tea, nahk on ka füsioloogiline, aga on ka nii-öelda see väljapaistev. See muutub kogu aeg, täna on hea, homme on halb, ülehomme on katastroof ja siis ülehomme on hirmus hästi, keegi ei tea, mis juhtus. Samamoodi on meie sees emotsioonid, minu minapilt, minu enesehinnang, enesekindlus erinevates olukordades ja see kõik on ju muutlik, eks ole. Ja siis pluss on see, mis meie ümber toimub. Meie, ma ei tea, lähikondsed inimesed, meie kolleegid, naabrid, mis seal, ma ei tea, kodus toimub, majas toimub, poodi lähen, mis seal toimub. Ehk tegelikult nii-öelda ja kõik need elemendid on, vahel ma näiteks oma workshopides on tore teha seda harjutust, et millest su elu koosneb. See on enamus inimeste jaoks, et see ongi esmapilgul on tohutult hirmutav. Taaskord see mõte on kogu selle asjal, et sa saad iga päev sellega hakkama. Et sa kuidagi moodi haldad selle kõik ära ja tihtipeale läheb raskeks siis, kui sa nii-öelda näed liiga paljusid asju korraga, mida sa tegelikult oled kogu aeg
teinud ja sa järsku omistad nendele kõigile tohutult tähtsa nagu tähenduse, et järsku muretsed korraga seal raha pärast ja töö pärast ja laste pärast ja iseenda pärast ja siis sul järsku on neid prioriteete hirmus palju ja siis järsku need kõik on kuidagimoodi muutumises ja siis sel hetkel me nii-öelda plahvatame, eks ju, et siis sel hetkel tundub, et neid muutujaid on hirmus palju. Aga tegelikult on need muutujaid absoluutselt igas hetkes ja absoluutselt igas päevas kogu aeg ja me lihtsalt ei märka seda. Ja see on jälle vajalik, et me ei märka seda, sest vastasel korral me läheksimegi hulluks. Aga reaalsus on lihtsalt see, et see on ka jälle selline nagu leppida, et see valem ongi keeruline ja neid muutujaid on väga palju. Ja siis õnnitlus on see, et sa teed seda, et ükskõik kui vana sa oled, siis sa oled juba täpselt nii kaua seda oma elus teinud edukalt, sest sa oled hetkel siin. Ja tõenäoliselt on sinuga väga hästi, sest sa hetkel kuulad seda, mis tähendab, et sa oled päris edukas inimene, kui sa saad seda teha, et sa saad kuulata sellist juttu, sest selleks on vaja palju oskuseid, teadmisi, vahendeid, ressursse, kohta, mis on omakorda nagu asi, mida teadvustada, et sõltumata sellest, mis su elus juhtub ja toimub, siis tegelikult on nagu see baas on päris tugev. Isegi kui ma arvan, et võiks ikkagi olla parem või teistsugune. Aga see reaalsus on, et mingid asjad on siiski nagu paigas. Ülemus ja meedia tulid ka siia juurde, kaks tähtsat, kaks on ka niisugune, tundub kokku sattumus, aga et ma arvan, et ülemus, ükskõik kes see ülemus siis on päris suur mõjutaja meie elus. Kui mina olen näiteks enda ülemus, eks ju, siis ka see minu ülemus on päris karm võib vahel olla, et ta ikkagi arvab kogu aeg, et midagi peaks rohkem tegema, et seetõttu see ülemus ei pruugi olla alati nii-öelda see väline inimene. Ja siis see meedia on, eks ju, see kogu see inforuum, milles me oleme, mis võib ka erinevates vormides olla ja mis ju lööb kõik uppi ja vallutab meid tänapäeval, eks ole, kõik ja jookseb meil igale poole sisse. Nii, ja siis on nii-öelda, et kui see nagu reaalsus on see, et see ei ole ju, see ei ole mingisugune tohutu üllatus, mis ma praegust räägin, midagi ei ole sinna uut, mida ma räägin, kõik on päris tavaline. Aga et millest siis sõltub see, et kui et enamus inimesed teavad seda, et muutujaid ongi palju ja see ongi keeruline ja need kõik omavahel kuidagi suhestuvad ja mängivad, et millest siis tegelikult see muutumise või et milles siis see küsimus tegelikult on. Ja küsimus tegelikult ongi selles, et mis küsimustega sa elad ehk mis tähendused sa asjadele andnud oled. Ja mõnes mõttes see lähtekoht ongi, et mis on siis elu? Et kas see, et ma siin mõned küsimused ongi, et mis on elu? Et kas ma nii-öelda olen taandanud oma peas ära elu ainult, et normaalne elu on see, mis ma kodus näiteks. Hästi paljud inimesed nagu peavad, et nende elu on nende kodus toimuv ja nende perest, nende lähikondses perest toimuv ja kõik muu on väline. Mis tähendab, et kõik muu stressab, ehk nad nagu mõnes mõttes ei oma seda elu tervikuna. Mõne inimese jaoks on nende elu on nende töö ja muu on ekstra, et mõnes mõttes see perekond on küll tähtis, aga see tegelikult natukene nagu segab seda töötamist, eks. Ja siis on nii-öelda, et me kõik anname mingid tähendused asjadele, ehk mis siis see nii-öelda see mänguplats on, mida ma siis nii-öelda, mis see lõuend on, mis see kaart on, mille peal ma elan. Siis on meil kõigil on olemas mingisugune arusaam või ettekujutus, mis on nii-öelda see õnn ja mis on edu. Ehk kas see, et ma näen, et mul ongi internetiga arvuti, mida ma saan oma kodus või siis mingis toredas töökohas, ma ei tea, võib-olla on sul tore tool näiteks, selle peal vaadata, et kas need on nii-öelda piisavad edukuse märgid või on need mingid iseenesest mõistetavad tavalised asjad, mis ei lähe arvesse ja mis ei lähe sellesse nii-öelda õnne valemisse või rahulolu valemisse või edu valemisse. Ehk meil kõigil on olemas mingi lugu ja mulle väga meeldib, et eesti keeles on kõik need tähtsad sõnad on kolmetähelised. Ilu on ka kolmetäheline ja see elu, õnn ja edu, et need on mingid imeilusad kolmetähelised sõnad, millel on nii-öelda mõnes mõttes, mille tähendusest sõltub kõik ja tegelikult kogu muutus sõltub sellest, et kas me muudame nende tähendusi enda jaoks. Ja siis on nii-öelda küsimus on, et kes mängib, eks ju, et kas ma olen ohver, kas ma olen nupp selles mängus või olen ma aktiivne osaleja.
ehk et nii-öelda, kelleks ma ennast, kas minuga tehakse asju, kas minuga juhtuvad asjad, kas ilm on nõme, et ta rikkus minu plaanid jälle ära, sest mina olin teinud ju plaanid, kuidas ma täna lähen suusatama ja nüüd on nõme ilm, eks ole. Ja siis ma nüüd olen siin torssis ja jagan teiega seda lootuses, et ma rikun kõigi tujud ära ja te kõik ütlete, on jah nõme ja mina tunnen, et ma tunnen ennast väga-väga hästi selle tulemusena, eks. Sest minu elu rikuti ära. Või siis ma näen, et minu elu toimub selles ilma kontekstis ja ma kohandan oma plaane vastavalt sellele, mida siis see väline võimaldab, eks ole. Aga see jälle sõltub sellest nii-öelda minu elu kontseptsioonist, minu enda rollist selles ja kuidas ma siis kuidas see mäng käib ja kellega see mäng käib. Ehk kes on see, kes täringut viskab. Ja mis osa nii-öelda, mida mina mõjutada saan. See on puhas selline kontseptuaalne taaskord ülesanne, et kui kellelegi meeldivad sellised mõttemängud, kui keegi juhtumisi näiteks kirjutab ja peab sellist päeviku vormis nii-öelda sellist enesega mõtisklust, siis mina soovitan need küsimused läbi kirjutada, et avastada, et mis nad sinu jaoks hetkel on, kas nad on ajas muutunud, kas sa elad selle järgi, mis sa arvad, et see peaks olema, sest tegelikult meil vahel on nagu dissonants. Et üks on nii-öelda need uskumused, eks, et üks on see, et ma tean, et ma ajan taga mingisugust õnne, aga mu see piirav uskumine ütleb, et sa nagunii ei saa seda, mis tähendab, et tegelikult on mul nagu topeltlugu ja siis ma olen õudselt stressis selles, et ma ühelt poolt nagu survestan ennast ja teiselt poolt teadlikult takistan ennast. Ehk, et kui neid küsimusi niimoodi lahti kirjutada, siis on võimalik avastada neid lõhesid, et kas sa tegelikult elad nagu topeltmängu, mis on päris kurnav. Nii, ja nüüd ma tõin nagu näite, et kui me siin liikusime nendest nagu mõnes mõttes, sellel eelmisel pildil olid nii välimised kui sisemised muutujad, siis praegust ma tõin nii-öelda näite, et kuidas ma osalen selles elumängus ja kuidas see mõjutab minu sees toimuvat. Ja nüüd me jõuame nii-öelda ligi sellele, et miks siis see muutumine tegelikult nii keeruline on ja miks me reageerime siis nendele muutustele sellisel kujul, nagu me reageerime. Ja siin on ka võib-olla, et ma tean, et osad võib-olla võivad nagu hetkel nagu kuulda sellist jälle negatiivsust. Ehk tegelikult nagu head ja halvad muutused tekitavad meid võrdset ärevust, sest need on mõlemad võõrad. Et isegi kui me ihaldame midagi tohutult, siis tihtipeale, et ma usun, et kõik on kuulnud sellest nii-öelda sellest edu hirmust. Ehk tegelikult me tihtipeale oskame lihtsamini olla ebaedus kui edus. Et seetõttu nii-öelda see küsimus ei ole mingis negatiivsuses, vaid ükskõik, mis muutus meil toimub, on ta igal juhul psüühiliselt koormav, sest me peame sellega harjuma ja me peame selle integreerima enda süsteemi. Nii et küsimus ei ole nii-öelda heades ja halbades asjades, vaid küsimus on siis selles muutumisega kaasnevas muundumises, mis meie sees peab igal juhul toimuma ja mis võtab paratamatult ressurssi. Nii et seetõttu ma võtan selle positiivse nagu hea ja halva tähenduse siit tahan nagu maha tõmmata. Nii. Aga kus siis see nii-öelda see keerukus tuleb, on ikkagi see, et ükskõik, mis meie ümber toimub, siis see kõik käivitab, sest kõik meie reaktsioonid, meie need tujud, tunded, meie käitumine on tegelikult, meie käitumine on ainult meie nii-öelda selle sisemiselt antud tähenduse tagajärg. Ehk kui see nii-öelda mingi väline muutus toimub, ma ei tea, lähengi uude töökohta tohutu ootusega ja seal kohal tundub, et kõik on halvasti. Minu see projektsioon, minu see mingi illusioon kukub kokku. Või vastupidi, lähen tohutu kahtlusega, sest see jättis mulle kahtlase mulje ja siis ma olen seal tööl, kus on iga päev on hirmus tore ja kõik on hästi-hästi vahva ja siis ma esimesed 3 nädalat ei suuda seda uskuda ja lähen iga päev üha suurema kahtlusega, sest täna nad peavad vahele jääma, sest minu algne ettekujutus oli, et nad kuidagimoodi on see vilets, et see ei saa olla hea lihtsalt, eks ju, ja siis võib juhtuda see, et see on nagu jube raske on võtta omaks, et äkki on nagu hästi. Aga mis tähendab, et see käitumine on ikkagi selline kahtlustav, eks ju, et ma ei saa nagu avatult üheski vestluses osaleda, sest ma kardan, et manipuleerivad või nad petavad või varjavad midagi, et see on selline ka niisugune nagu nii-öelda, et need võivad nagu mõlemad pidi minna. Aga igal juhul ükskõik nagu nii-öelda, mis muutusega ma kokku puutun, nii sisemiselt kui väliselt, siis saavad pihta kuidagimoodi minu põhiväärtused ja minu põhivajadused. Ja hetkel ma lihtsalt toon teile välja, on nagu selline minu kõige lemmikum põhivajaduste mudel, on Anthony Robbinsi mudel, mis lihtsalt, ma arvan, nagu selgitab absoluutselt
kõik sellised sisepinged ära, kõik konfliktid ära, et kui nagu mõista seda mudelit ja saada aru, et miks sa hetkel reageerid siis hirmuga või kaitsega või põgenemisega või nutuga või ärevusega või mis iganes need sinu kaitsemehhanismid on, ehk mis see kaitsekäitumine, eks ole, on see vaikimine või karjumine või nutmine, võrdselt on need kaitsekäitumised, kuidagimoodi üritad sa taastada mingisugust stabiilsust. Nii, ja mis need põhivajadused siis on, ehk mida need muutused nii-öelda ohustavad? Esimene, ja need ei ole selles mõttes tähtsuse järjekorras, vaid nad lihtsalt on 6. Nad lihtsalt siin peavad mingis järjekorras olema. Aga mõnes mõttes üks selline baas on ikkagi ongi, et me vajame tegelikult püsivust. Ja see on nüüd juba selline vihje, eks ju, sellele, et miks need muutused meid sellisel kujul nii-öelda rööpast välja viivad, ongi see, et nad ohustavad meie kindlustunnet, seda stabiilsusvajadust ja meil on nagu, et ükskõik, mis me teeme, me tegelikult meie nii-öelda aju ja meie süsteem püüdleb selle kindluse poole. Ja see on ju see, mida tuuakse nii-öelda välja, et kui me räägime nagu organismist, eks ju, et mismoodi, et kui see, kui te mõtlete, ma ei tea, mis me kehatemperatuur on, et siis tegelikult see kehasüsteem on nagu, peab olema ülistabiilne, et kui see süsteem läheb tasakaalust välja, siis me jääme haigeks. Ja tegelikult mõeldes seda, et kui suur see kehatemperatuuri muutus on eluohtlik, siis see on tohutult pisikene. Täpselt samamoodi, mis me räägime kliima kontekstis, on täpselt sama, et kui te vaatate nagu neid numbreid, et mis see nagu nii-öelda ohupiirid on, siis see on täpselt sama nagu meie organismil, mis tähendab, et see organism tervikuna ja nii-öelda et see meie süsteem vajab kindlustunnet. Ja seetõttu meie aju on ka nii-öelda, kuna tema eesmärk on meid ikkagi ellu jätta ja siis seetõttu tema nii-öelda lähebki kohe ärevile, et ta peab kuidagimoodi midagi tegema, et kui see kindlustunne saab kuidagimoodi ohustatud. Nii et ta nagu üritab taastada, eks ole, seda normaalsust, mida tema peab siis normaalseks. Ja mis see eneseareng on? Eneseareng on selle normaalsuse arendamine ja avardamine. Et kui ma jään kinni mingisugusesse kindlusesse, siis see on see, kus see nii-öelda see probleem tekib. Sellest me räägime kohe. Ehk siis see kindlustunne on baasvajadus ja see ei ole mingit küsimust. Probleem on see, kui me oleme pannud kindlustunde mingi muutuja külge, mis ei sõltu minust. Et näiteks, et minu eluõnn sõltub nii-öelda sellest tööandjast. Aga tööandja on teine inimene, kes toimetab oma reaalsuses. Ja temal ei ole tegelikult kohustust, kuna tema tegeleb enda eluga, siis tegelikult ei ole ühelgi inimesel kohustust tagada mulle kindlustunnet. Ja seetõttu on samamoodi on näiteks see, et ma ei tea, kogu minu armastus, selline see kindlustunne on näiteks minu lapsed ja siis ma olen pettunud selles, et mul lapsed kasvavad ja siis ma veel väljendan neile seda ka, et nii kahju, et te kasvate, just nagu nad saaks midagi teha. Ja tegelikult on see lihtsalt tuleneb sellest, et nii-öelda mina ei ole nagu teadvustanud, mis asi see kindlustunne on ja kust ma selle kindlustunde saan. Ja see on üks väga-väga suur, ma arvan, see on nagu ma ütleksin, et see on üks põhipõhjus, miks muutused võivad on stressirohked inimeste jaoks, sest nende see kindlusvalem ja püsivustunde valem on liiga paljude muutujatega, mis ei sõltu neist endist. Nii, ehk siis meie süsteem püüdleb püsivuse poole. Ja aju vajab ka loomulikult, et miks meil on neid rutiine vaja, ongi see, et iga tegevus võtab väga palju energiat ja seetõttu neid harjumusi vaja. Ehk tegelikult on vaja väga palju tegevusi, mida me teeksime autopiloodis, sellepärast et sellega me hoiab lihtsalt, see süsteem hoiab energiat kokku. Ja see on nüüd jälle see, miks see nagu raske mõnes mõttes on, eks ju, sest iga muutus võtabki lisaenergiat ja iga harjumuse muutus võtabki lisaenergiat ja see on täiesti loomulik. Ja see on nagu autoga sõites on, et kui te sõidate ükskõik mis käiguga stabiilselt, siis nagu käigu vahetamine tegelikult või auto kohalt minemine on kõige kütuse rohkem tegevus auto puhul, eks ju, et igasugune selle muutuse loomine tegelikult on kütuse rohkem ja täpselt samamoodi on meie enda sees ka, et mõnes mõttes see auto metafoor või auto juhtimise metafoor, ma arvan, üks kõige paremaid nagu asju, mille kaudu mõtestada, mis meie sees toimub ja kuidas me elus osaleme. Nii et kui keegi on autojuht, siis seal roolis olles mõelge selle peale. Nii, teine asi, mille poole me alati püüdleme, on tegelikult vaheldus ja mitmekesisus ehk siis muutus.
Ehk kuigi me seda kindlustunnet vajame, aga meil hakkab ka, et meil on nagu arenguks vaja tegelikult muutust, eks ole, ja see elu käib ju nende vahel, et kas mul on kogu aeg on liiga stabiilne või liiga rutiinne ja siis me tahaksime mingit vaheldust saada. Ja siis on vahepeal elu on liiga vähe rutiinne, siis tahaks natukene ikkagi rohkem stabiilsust saada. Ja siis me nii-öelda keksime nende vahel. Ja see on samamoodi on näiteks mingid inimesed, kes nagu jäävadki sellesse vahelduse rattasse kinni, siis neil on hästi keeruline nagu leida seda kindlustunnet, aga nemad võib-olla vahel saavadki kindlustunde siis sellest vaheldumisest, eks ole. Aga see on jälle see, et kuhu ma selle kindlustunde ja see on see, mis juhtus nende inimestega, et näiteks, kes olid harjunud hästi palju regulaarselt reisima, ehk nende viis lahendada oma argielu hallust oli tagada, et nad teatud regulaarsusega reisid näiteks kogu aeg. Ja siis äkki nad ei saanud seda teha, mis tähendab, et nende kindlustunne, mis peitus selles vahelduses, löödi täielikult uppi. Ja siis oligi nagu selline katastroof, eks ju, et mis ma siis nüüd teen. Ja siis need vaesed, osad, ma olen kuulnud inimesed, kes siis oma koerad, ma ei tea, surnuks kõndisid, et need koerad enam ei olnud nõus jalutama minema, sest see inimene kuidagi pidi minema kogu aeg, eks ju, kuhugi, et kuna ta ei saanud nagu paigal olla. Ja siis kolmas on tähtis olemine. Kolmas põhivajadus on, mis on üks väga triki värk ja ma arvan, et peaaegu kõik konfliktid algavad sellest, et meid jäetakse tähtis olemise tundest ilma. Ja see, kui ma tõin enne siin näite, et ma ei tea, olengi ohver või olen ka haletsusväärne või tulengi räägin, teate, mul on juba nõme ilm on täna, eks ole, et kas teil on nüüd ka, et olete nõus ju, et on nõme ilm. Ja kui te ütlete, et jah, on küll nõme ilm, siis sellega te kinnitate sellega, et ma olen tähtis, mis tähendab, ma saan selle vajaduse ja ma saan ka järgmise, ma olen ka armastatud. Ehk ma kuulun teiega kokku, mis on siis see 4. põhivajadus, et me kõik vajame nagu seda ühenduses olemist, ühendustunnet teistega ja armastuse tunnet. Ja siis nii-öelda see kõrgem tase on veel see läheduse tunnet, eks ole. Paljud inimesed rahulduvad ainult selle ühendusega, aga need 4 me igal juhul saame. Ja seetõttu iga muutus, need on nagu 4 on sellised baasvajadust, need 2 järgmist on need nii-öelda spirituaalsed vajadused, mis siis on nii-öelda see sool ja pipar selles salatis, mis teeb selle asja nagu paremaks veel. Aga need 4 me ükskõik mis vahenditega tegelikult igal juhul saavutame. Ja seetõttu nii-öelda, kui see mingi väline muutus tekib, siis me oma kaitsemehhanismi, kas me sulgume või me teeme midagi, aga me saame kuidagimoodi mingi kindlustunde kätte ja tegelikult saame ka selle nii-öelda rahuldame selle vaheldusega, siis mahandame selle ära või me leiame mingisuguse, ma ei tea, suhetes ka näiteks, et kui suhe on liiga kaua, on hästi stabiilne, ükskõik kas tööl või kodus või kus iganes. Ja siis teate neid inimesed, kes järsku tõmbavad mingi tüli üles. See võib tulla sellest, et on igav lihtsalt, eks, et kuidagimoodi on vaja mingisugust nagu seda salatit ringi keerata. Nii et seetõttu, et kui sa nagu kuidagimoodi reageerid mingitel muutuste hetkel, siis minu soovitus on küsida, et mis pihta sai, millest ma ilma hetkel jäin. Et ma ei peaks nagu väga üle reageerima, vaid ma saaksin mõelda välja, et kuidas jääda sellesse muutusolukorda ja kuidas ma tagaksin, et minu baasvajadused ikkagi rahuldatud. Et vahel on vaja võib-olla seda mingit taset alla tõmmata, näha seda, et mul on piisavalt, ma ei pea nagu hirmus olema. Aga see on selline üks, ma arvan, kõige lihtsam viis avastada, nagu hoida ennast, on nii-öelda vaadata seda, mis sai pihta ja siis õppida neid ise rahuldama ja õppida aru saama, millisel kujul mul on vaja tagada hetkel nii-öelda, mis see minu, see on, me läheme tagasi enesehoolitsusse, see on see enda nagu et kuidas enda eest hoolt kanda, et minu vajadused oleksid rahuldatud ja see on siin praegust nagu see mudel on see, mis annab nagu mõnes mõttes võtmed, et kust otsida üldsegi seda, siis, et mida nii-öelda rahuldama hakata. Nii ja nüüd need 2 järgmist või 2 viimast, mis meie sellised baasvajadused on õppimine ja arenemine ja tagasiandmine. Ehk see on see, kust nii-öelda see õnn tuleb. Ja see tagasiandmine tähendabki seda, et minuga on nii piisavalt okei, et nii-öelda minust on kasu ja ma saan teistele ka anda. Ja samamoodi on see õppimine ja arenemine, et kui ma usun, et olete kas kogenud seda ise või näinud pealt teiste pealt, et mis juhtub, et kui keegi on natukene stagneerunud, et ongi, ma ei tea, haiguse järel, mõni on näiteks lastega kodus olemise järel, ongi hästi kaua on näiteks sama töökoha peal olnud, kõik on hästi rutiinne ja mis nende inimestega juhtub, kui nad saavad sellise arengu eduelamuse, et nad järsku avastavad, et minus on veel midagi ja minus on rohkem potentsiaali ja ma suudan veel rohkem ja mingi põnevus, et see ongi nagu, et see arenemine ka nagu tihtipeale võimaldab seda vaheldust oma ellu, eks ole, tuua. Aga tegelikult see õppimine ja arenemine oma olemuselt
on muutumine absoluutselt alati, sest see tähendab, et see minu eelnev seisund laguneb. Et see, et ma arvasin, et ma olen selline, saab järsku nagu nii-öelda ta nagu läheb edasi, eks ole, et ma saan teada, et ma veel, ja see on see, mida näiteks viimased 2 aastat on paljudele inimestele andnud, et kui ma olen koolidega töötanud ja õpetajatega, vanemad õpetajad, kes on öelnud, et kui varasemalt oli võimatu, et vanemad õpetajad nii-öelda teeksid digihüppe, siis järsku 2 aastat tagasi ei olnud võimalik lihtsalt. Ja see ongi, mul on olnud nagu koolitustel lihtsalt nii tore, et õpetajaks ütlevad, et lihtsalt nii põnev on olnud või et nad on nagu, et nad mitte kunagi varem ei käinud nii paljudel koolitustel või nad ei ole õppinud uusi asju nii palju. Ja see on ka nagu üks viis, kuidas siis see uue õppimine nagu tõenäoliselt pakkus paljudele inimestele uue stabiilsuse. Et see, et ma saan nagu sellise eduelamuse iseendast ja nagu selle enese usu, et ma suudan endiselt areneda, on omakorda viis, kuidas stabiilsustunnet saada. Ehk, et nad nii-öelda kogu aeg nagu, või samamoodi see, et ma lähengi appi kellelegi, miks vabatahtlik töö on nagu nii-öelda kõikide uuringute järgi nii suure mõjuga, ongi see, et ühelt poolt ma näen seda, et ma kasvan, mul on midagi anda, ma olengi tähtis, ma kuulun, mind on vaja, eks ole, seal on põnev ja samamoodi on ka see, et mul on midagi anda, mis tähendab, et ma näen, et mul on mingisugune stabiilsus olemas. Et kas või näiteks, ma ei tea, võrreldes siis teisega, et ma ei tea, aga mul on kodus süüa või et mul on näiteks minu see vaimne seisund on tegelikult nagu piisavalt hea või et ma oskan seda näiteks hallata. Aga seda me saame taaskord teada, kui me läheme appi kellelegi, kes vajab abi. Nii et seetõttu et kui te diagnoosite ära või leiate üles, et millest ma hetkel ilma jäin ja mida ma hakkan kaitsma, mis tähendab, et kaitsmise asemel ma pean seda nüüd rahuldama, siis tegelikult need erinevad vajadused võivad olla ka see abivahend, kuidas rahuldada teisi vajadusi. Et see on võib-olla natukene selline keeruline jutt, mida saab üle kuulata, aga lihtsalt minu kogemuse järgi nagu mõnes mõttes kõikidest nagu mudelitest on ainult seda vaja. Et kui see nagu läbi närida, siis selle kasutamisvõimalus nagu piiramatult lihtsalt, et kui te tegelete iseenda, inimene on mängus, siis nii-öelda see mudel ja see üks slaid põhimõtteliselt on see, kus on peidus väga-väga paljud võtmed, mida mina alles avastan veel, et kui lõpmatutes vormides ja kohtades ma saan nagu abi sellest. Et ma ei pea minema reaktiivseks, ma ei pea minema konflikti ja ma saan mõista, mis minu soos toimub, mis potentsiaalselt toimub teise sees, miks ta nagu hetkel kardab seda muutust ja kuidas ma pean reageerima, et ta saaks maha rahuneda, sest enamasti, kui inimesed on ärevil muutuse pärast, siis nad kardavad kindlustunde pärast, eks ole. Mis tähendab, et näiteks mina ülemusena, mul on siin palju kogemusi olnud, et kui ongi nii-öelda minu siis tiim ja ta ongi ärevil, mille pärast, siis enamasti on inimesed ärevil selle pärast, et nad ei tea, mis saab. Ja tihtipeale piisab sellest, kui ma ütlen, ma ka ei tea. Ja automaatselt on loodud stabiilsus, sest keegi ei tea. Ja uus normaalsus on see, et see on normaalne, et me ei tea. Mis tähendab, et nüüd me rahuneme maha ja hakkame leidma lahendusi. Aga selle asemel, et öelda seda, et mis te siin muretsete ja rahunege maha, ise olete täiskasvanud ja kõik need nagu koledad laused, mida tihtipeale öeldakse, mis tuleneb ju lihtsalt sellest, et ma ei näe teist inimest inimesena, eks ole. Ja siis ma lihtsalt nii-öelda oksendan välja jälle taaskord oma neid reaktsioone. Ja taaskord see kõik läheb nagu siia sellesse põhivajadustesse kokku. Nii et ma loodan, et see mõttekäik siin natukene annab selliseid võtmeid või uksi, et kuidas oma reaktsioone ja oma ärevust nagu mõista ja nii-öelda, et tekiks see jõud ja oskus, et mida teha sellega. Et tegelikult nagu sinus on seda jõudu nii palju rohkem ja need vastused olemas, aga me ei pruugi lihtsalt teada seda, eks ole. Ja see on see, miks pärast nii-öelda, miks ma ütlen ka, et ma kirjeldan neid asju, mitte ma ei õpeta, on see, et need mudelid aitavad, need nähtused nagu kättesaadavamateks saada. Nii ma loodan, et vähemalt kellelegi siin mõni element võib-olla andis sellise kuldvõtmekese või hõbevõtmekese. Nii, aga siis see, et selle jutu pealt, et kui võtta kokku, et mis see muutus siis on, see on jälle natuke selline siililegi selge jutt, aga mulle tundub, et ta tegelikult ei ole nii siililegi selge. Et seetõttu on see vaja natukene nagu üle rääkida, on see, et elu ongi muutus ja see muutus on eluseadus. Ja miks ma seda räägin, on see, et minu kogemuse järgi seda ei peeta nagu seda ei peeta iseenesestmõistetavaks, et meil ei õpetata seda tegelikult. Et meil õpetatakse vastupidist ja
et siin on jälle need sõnad, eks ole, nagu ma enne ütlesin, et siis ma kohe mõtlesin, et need on nagu nii head sõnad, et selle asja arusaamiseks ongi selline muutumine, muutlikkus, vaheldus, kasvamine, areng, evolutsioon. Ja ma arvan, et kõik, palju need on 6 sõna siin, ma arvan, et 6 sõna nagu kirjeldavad erinevaid neid muutumise vorme. Ja miks ma tahan neid teile anda, on jällegi selleks, et sa saaksid küsida, et millises muutuses tundub, et ma hetkel olen. Et kui sa saad aru, et võib juhtuda, et ma olen sellises evolutsioonilises muutumises hetkel, siis sel hetkel sa saad aru, et see on nii aeglane protsess ja sa ei saa seda kontrollida, mis tähendab, et sul ei ole mõtet ka muretseda selle pärast, eks ole. Siis, kui sa saad aru, et see on muutlikkus või vaheldus, siis sa saad automaatselt aru, aga see lõpeb kohe. Ja kui me räägime, et muutlik ilm on, eks ju, et muutliku ilma pärast stressamine on tead mõttetu, siis sa saad aru, et see muutlik ilm muutub kohe uuesti millekski muuks, eks ole. Nii et ma arvan, et või samamoodi kasvamine ja areng on ka nagu on nii-öelda natukene kiiremad protsessid kui evolutsioon, aga ta annab jällegi sellise nagu teistsuguse aja mõõtme, milles mõelda ja siis saab lahti lasta nendest sellisest perfektsionismist või ootustest või mingist kontrollivajadusest või hirmust, et oi, mis see nagu tulemus nüüd saab olema. Et see on ka võib-olla selline üks viis, kuidas iseennast aidata, et näha siis nende sõnade ajalist dimensiooni, et kui pikad need asjad võivad olla. Ja taaskord siin on jälle see, kus ma nagu, mis ma tean, et paljude jaoks ka hästi raske, et kuidas lahti lasta, et see, kui ma nüüd ütlengi, et mulle tundub, et ma olen seda tüüpi muutuses, siis see ei ole tegelikult nagu fakt. Et sa ei, selles mõttes, et ma ei saa sellega peale kontrolltööd teha, eks ole, et öelda, et nii-öelda istu 5. Sest tegelikult see on ainult tunne nii, et mulle praegusel hetkel tundub, et see on nagu evolutsiooniline muutus. Aga võib juhtuda seda, et homme ma saan teada, et ei olnudki, et saigi juba läbi, eks ole. Et seetõttu nende sõnade kasutamine on lihtsalt nii-öelda selleks, et anda endale asu ja anda endale ruumi ja aega, et mitte olla siis sellises ärevas nagu tohutus ootuses kogu aeg, et kuidas see nagu läbi saab, vaid nagu aeglustada ennast. Et tekiks selline jõud ja ruum jälle taaskord nagu nii-öelda mõelda või tegutseda või oodata siis seda ja nii-öelda näha üleüldsegi, sest ärevusest me oleme ju tunnelised, eks ole, nii et seetõttu nii-öelda eesmärk on ennast hoida avatuna ja kontaktis selle olukorraga, et ükskõik, millest ma räägin, siis kõikide nende, ma arvan, et kogu coaching, kõik võimalikud need igasugused nagu igasuguse inimesi aitavad professioonid tegelevad tegelikult ju inimeste aitamisega muutuste perioodil. Ja kõikide tehnikate eesmärk on tekitada ruum, kus saaks püsida avatud ja ühenduses. Ehk minna välja sellest, et me läheme abi selle hetkel, kui mulle tundub, et mul on sein ees. Ja siis see, mida need nii-öelda teised inimesed siis nende tehnikatega või kuulamisega aitavad, nad teevad selle nii-öelda, aitavad näha, et seina pole. Et ruumi on veel või valikuid on veel. Nii et vaata siis, mis sõnu sa kasutad. Ja siis on nagu oluline minu meelest ka nagu leppida, mida ma olen hästi paljude inimestega kohtunud, kelle jaoks on väga-väga raske mõte, millega leppida. Sest väga paljud inimesed, kes on nagu fikseeritud ja kes usuvad, et nemad kontrollivad elu, siis mis tähendab, et nad mängivad jumalat sisuliselt. Ehk nad usuvad seda, et nemad otsustavad, kuidas asjad käivad ja nii-öelda nende käes on mingisugune mingi võlukepike. Siis neil on väga raske leppida sellega, et kõik ei sõltu neist. Ehk väga paljud perfektsionistid, nendel on hästi keeruline leppida sellega, et nad on inimesed. See võib kõlada nagu naljakalt, aga tegelikult on päris palju kirjandust, mis nagu käsitleb seda, et ongi see, et tegelikult on vaja troonilt maha tulla. Et kuidas teha vahet nii-öelda sellele, et mis see nii-öelda see minu kuninga arhetüüp on, eks, et mille eest ma vastutan ja valitsen, aga kuidas ma ei ole jumal tegelikult. Et see võib kõlada nagu, et kui on väga-väga paljud sellised väga ebakindlalt elavad inimesed, kes on väga perfektsionistlikud, nõudlikud enda suhtes, siis tegelikult oma olemuslikult nad elavad jumala elu. Ehk nad on nii-öelda pannud ennast troonile ja nad arvavad, et nemad ei tohi eksida. Mitte iialgi. Ja kuigi nad elavad oma elu hästi arglikult või pelglikult või ebakindlalt, siis nii-öelda see nagu mina pilt või oma nii-öelda rolli, mille nad endale andnud on tegelikult selline jumala roll. Nii et see on ka, et kui kedagi see kõnetab või keegi teab kedagi enda ümbruses, siis see on ka üks viis, kuidas mõista nii-öelda seda, et miks nad teevad neid asju sellisel kujul, nagu nad teevad. Aga kui ma väidan, et muutus ei saa mitte toimuda, siis on nagu asemele, et kui nii-öelda, et kui muutus, kui tundub, et areng lõpeb,
siis mis sõnu me kasutame? Siis me hakkame kasutama sõnu nagu stagnatsioon, mädanemine, mandumine, rostetamine. Ja kui nagu süveneda nendest, siis need on ka verbid, eks ole, mis tähendab, et toimub liikumine taaskord. Ehk mingi tegevus toimub. Et see on jälle see, mida ma iga kord räägin ka tegelikult, et see nii-öelda arengu peatamine ei ole võimalik, et me kas areneme edasi või me areneme tagasi tegelikult, aga kuhugi me nii-öelda liigume igal juhul, eks. Ja me muundume sellest teise olekusse, et kui me ütleme jah oma hirmule, siis see hirm kasvab ja me mõnes mõttes stagneerume sellise lapse rolli tagasi lõpuks, eks ju, et kui meie ümber on nagu piisavalt inimesi, kes kiidavad heaks selle, siis lõpuks me olemegi hirmunud väikesed lapsed, isegi kui me oleme täiskasvanud väga profid inimesed, aga me elame oma elus ikkagi sellise pisikese, argliku, pelgliku nagu lapsena, keda peab sülle võtma ja kes ei pea arenema, et tema saab ikkagi nagu nii-öelda üsasse tagasi minna. Nii, aga ma tegin natukene pildid ka, et teha kokkuvõtet, et mis tüüpi muutused siis üldsegi on, sest mulle tundub, et see on ka, et kui ma siin mõtlen oma viimase aja isegi klientide peale, siis tegelikult ju ainus töö, millega ma tegelen ju ainult nii-öelda aidata inimestel oma muutustega hakkama saada. Sest minu juurde ei tule tavaliselt keegi siis, kui nendel ei ole nii-öelda mingisugune üleminekuperiood. Ja see üleminekuperiood võib olla erinevas etapis, eks ju, mõni planeerib seda mingit üleminekut, mõni on seal keskel ja ei saa aru, mis toimub ja mõni on siis tunneb, et on hulluks läinud ja siis on vaja abi selleks, et hakata nägema seda, et mis nagu toimus. Aga et keegi nii-öelda ei tule mu juurde sellistel perioodidel, kus nad tahavad rääkida sellest, kuidas hetkel on kõik hästi ja midagi ei peakski nagu muutuma. Ja kui nad tulevad, mõni tuleb küll, et nad räägivad sellist juttu, see tähendab seda, et nad ei julge välja öelda lihtsalt seda, miks nad tulid. Aga üldiselt nagu, et siis kui on hästi, siis sel perioodil me ei otsi mingisuguseid vastuseid. Nii, aga ma siin proovisin natukene kategoriseerida neid, et mis tüüpi siis muutused on olemas, sest ma arvan, et neid on nagu vaja eristada, sest tänu sellele, et kui neid teadvustada, siis nendele saab ka erinevalt reageerida. Ja probleem on see, et kui me nagu, et kes on näiteks pelglikud kipuvad olema ja kui te olete harjunud näiteks elama sellise tubli tüdrukuna või tubli poisina, kes ei tee vigu ja kes on hästi tublid, siis on suur tõenäosus, et ei erista neid muutuseid, mis tähendab, et kõik muutused on võrdselt õudsad ja seetõttu peab neid kõiki võrdselt vältima. Ja seetõttu on nagu vahel abi, kui taaskord nii-öelda neid natukene nagu nii-öelda tükeldada ja osata anda jälle nimesid või pealkirju, siis sellisel juhul nagu tekib jälle see selline jõutunne ja nii-öelda, ja siis kogu see eesmärk on ka, et ei oleks see lootus, et see tunne, et minust ei sõltu mitte midagi, eks. Et eesmärk on jääda nagu endaga konteha. Aga siis, et mulle tundus, et on nii-öelda 4 kategooriat muutuseid, on nii-öelda sellised ootuspärased, ootamatud, praktilised ja eksistentsiaalsed. Ja need lähevad natukene sama patta, nagu seal eelmisel slaidil olid need evolutsioonid ja arengud, ehk siis need võivad omavahel kettus, ongi lihtsalt praktiline muutus, aga võib juhtuda, et mõni praktiline muutus mõni praktiline muutus võib nii-öelda algab ootamatu muutusena, ma ei tea, mingi praktiline näide, remont, et ootamatult on mingisugune, ma ei tea, plaat tuleb seinast ära või mingi toru lekib või mis tähendab, et midagi ootamatut juhtub, eks. Ja siis ta nagu muutub, et see ootamatus, ehk sa hommikul pead kiiresti minema tööle ja siis see plaat kukub sulle, ma ei tea, pähe või sealt mida iganes juhtub, mis tähendab, et ta muutub su jaoks praktiliseks probleemiks või praktiliseks muutuseks, millega peab tegelema midagi. Ja siis sa leiad selle praktilise abistaja ja siis võib juhtuda seda, et kas sinu enda peas algab ootamatult eksistentsiaalne muutus, ehk sa saad aru, et see on nüüd võimalus remonti lõpuks teha. Või teine variant on see, et siis töömees, kes sind aitab, võtab siis need teised plaadid kuidagi mööda lahti ja siis selgub, et ma ei tea, maja on ära mädanenud ümbert, eks ju. Et ootamatult ongi vaja sellist nagu põhimõttelist muutust teha. Nii et need kõik võivad olla sisendid mingisugustele asjadele või vastupidi, nagu tuues teistpidi näide ka. Et siis eksistentsiaalne näide, et ma ei tea, mu peas tundub seda, et mind nagu ei kõneta miski enam, et ma saan aru, et minu sees toimub mingisugune totaalne selline spirituaalne muutus tegelikult, ma muundun mingiks muuks asjaks. Siis see võib käivitada näiteks praktiliste muutuste vajadused. Ma saan aru, et mu garderoob ei kõneta mind enam. Et me läheme tagasi natukene sinna enesehoolitsuse teemasse ja ma saan aru, et minu asjad ei kõneta mind enam. Või minul oli siin paar aastat tagasi, kus ma sain aru, et kui ma armastan lugeda õudselt, siis ma sain aru, et mu raamaturiiul ei kõneta mind. Ja probleem ei olnud mitte selles, et mul on valed raamatud, mul olid valed kategooriad.
siis ma mäletan, kui reisil tuli mul see idee, siis ma tulin tagasi, võtsin kõik raamatud raamaturiiulist välja ja siis ma tegin nii-öelda uue raamatukogu. Mingid kategooriad kadusid ära, siis ma eemaldasin mingid raamatud ära, siis ma avastasin, et mingid nagu selle tänase minu kõige tähtsamad teemad, neil polnud üldse kategooriat või kohta seal raamaturiiulis. Ehk siis ma nii-öelda ehitasin oma praktilise osa, mis on väga tähtis osa minu elust, mis toetab mind väga. Ja siis, aga ma nii-öelda mõnes mõttes selle eksistentsiaalse muutuse siis rakendasin sellesse praktilisse kohta. Nii et nad nii-öelda ka mõjutavad üksteist. Siin mõned pildid ka siis sellest meie ümber, et selline alati nii-öelda see muutuse metafoor on, eks ole, see liblika, et kuidas siis röövikust saab liblik ja vahepeal toimub nukkumine. Et no see toimub kõiges ju, eks ju, ja mis see meie ümber, et kui ma räägin, et ma siin toon vahepeal näiteid nii-öelda, mis minu sees toimub. Aga küsimus on nagu see, et seesama näide nagu lastega või näiteks oma kolleegidega, siis tegelikult kõik meie ümber inimesed ju ka muunduvad. Ja kui ma nii-öelda, et kus see stress tuleb jälle see, et aga ma arvestasin sellega, et ma olen arvestanud sellega, et sina oled igavesti minu nunnu või minu parim sõber või mis iganes asi, et ma nii-öelda arvestan sinuga või ma ei tea, minu mees või naine sellisel kujul, nagu sa oled. Ja siis tema läheb muundumiseks. Siis see on ju täielik šokk, on ju, et kuidas siis nüüd mina hakkama saan, kui sina olid minu see stabiilsus sellisel kujul, nagu ma olen arvestanud. Siis on ikka see hooajalisus, et lihtsalt nii-öelda tujuhooajalisus ja aastahooajalisus, et meie ümber toimub lihtsalt kogu aeg hooajalisus. Et see on kõiges, et ma ei tea, majanduses on sul, no öeldakse seda, et praegust on ka, me oleme nagu majanduslikult, me oleme talves veel palju aastaid. On sellise, mis on see majandusteadlaste nii-öelda lähenemine, et ongi neil see majanduse tsüklilisus, et nii on lihtsalt, eks ju. Ja küsimus on, kas me õpime sellest talves elama või me muudkui istume ja unistame, et oleks suvi jällegi. Et samamoodi on mingites töökohtades või ma ei tea, kooliaastas samamoodi, tegelikult toimubki tsüklilisus ju, et ja see on nagu, mida nagu vähem me selle tsüklilisusega nagu lepime, seda raskem meil tegelikult on. Siis ongi need samad praktilised muutused, ongi, ma ei tea, teeremondid ja kõik, mis on ebamugav, eks ju, et oletegi kontoris ja siis toimub remont meil seal. Et ma olen harjunud seal vaikselt olema, nüüd tuleb ja puurib keegi või ma ei tea, kuna ma töötan kodus, et siis üks päev oli ka, et ongi vaja siin mõttetööd teha, aga ülevalt naabri juures toimub remont ja seal, ma ei tea, mida seal puuriti, lõpuks mul oli mure, et ta puurib ennast mulle pähe, aga seda puurimine ei nagu lõppenud mitte kunagi, eks ole. Aga see on jälle see asi, et see minu ümber juhtub. No ja siis see, mida me oleme siin 2 aastat kogenud, et lihtsalt toimuvadki nagu globaalsed muutused või poliitilised muutused või siis nii-öelda seekord oligi selline mikroskoopiline tegelane, kes siis muutis ootamatult absoluutselt kõike. Ja see on nagu kõik meie kontrolli alt väljas, aga tegelikult me oleme teadlikud selles, et asjad võivad juhtuda. Ja see on jälle see, et kuidas nagu nii-öelda leppida sellega, et nii on lihtsalt. Ja siis täpselt samad asjad on, eks ju, mis toimub meie sees. On samad praktilised muutused, eks ju, et ma ei tea, olengi nüüd peenem ja riided ripuvad seljas, ongi vaja, ma ei tea, uus riideid saada. Või seesama see hooajalisus, eks ju, et aga ma nagu muundungi või ongi see, et aga et see on nii paljudel inimestel on kuidagi, mul on väga palju olnud ka kliente, kes enamasti see töö, mida mina pean tegema, on aidata inimestel näha, aga sa ei olegi see, kes olid 5 aastat tagasi. Et kui, ma ei tea, keegi tuleb, mul ongi kunagi oli keegi, kes nagu üritas nii-öelda ta ei saanud tegeleda, et olla nagu fitnessis või sellises spordis teistele eeskujuks, sest ma ei ole ju piisavalt fit. Ja siis ma sain aru, et aga see tema minapilt, millega ta võrdles, oli sisuliselt 15-aastase tüdruku minapilt. Reaalsus oli, aga tegemist oli 20 aastat hiljem 3 lapse emaga, väga professionaalse naisega, mis tähendab, et see nagu abi on lihtsalt see, et kuidas aidata inimesel nii-öelda saada kontakti, aga nüüd ma olengi uus. Või näiteks minu enda nagu selline, ma arvan, viimase aja mingi tohutu ahaa on olnud, et nagu viis, kuidas mina ennast tagasi hoidsin ja ma olin selline lõputu algaja, et ma kogu aeg olin alustaja oma arust. Ja siis, kui ma pean ütlema, jah, ma olen 20 aastat teinud, aga ma olen nagu alustaja. Ja see oli minu viis ennast nagu tagasi hoida ja väiksena hoida, et kuulutada ennast kogu aeg nagu algajaks. Ja see ei tähenda mitte seda, et ma ei ole algaja, aga kusagilt maalt mul oli vaja luba anda, aga äkki ma juba olen nagu okei, et äkki ma juba midagi tean, äkki mul on kogemust. Ja see, et ma nagu kogu aeg juurde õpin, on okei, aga ma ei pea ennast taandama kogu aeg algajateks või ma ei pea ennast panema näiteks
ma ei tea, kui ma lähengi mingisugustesse, pakun end mingitesse gruppidesse, ma ei pea ajama taga jätkuvalt algajate gruppi ja siis minema sinna kohale, siis ma saan aru, et kõigil on ebamugav. Minul ei ole seal hea olla, teistel pole hea olla, sest mina oma arust olen ikkagi see 20-aastase nagu kogemusega algaja kogu aeg. Ehk siis oli vaja nagu, ja selleks oli vaja ainult seda taipamist, et ma nagu räägin enda kohta nagu vale lugu või mingisugust vana lugu, mis on kunagi toiminud, eks ole. Nii et ja siis samamoodi need muutused meie sees, et ikkagi see keha ja tervis meid üllatab aeg-ajalt. Et ükskõik kui hästi me nagu tegutseme endaga, siis vahepeal on vaja ikkagi nagu kas või hooldada on vaja, eks ole. Ja siis on see nii-öelda selline eksistentsiaalne muutus, mis on ka üks minu lemmikpilt, on ikkagi see leopard karbis, mis on ka ju see, et me nii-öelda kasvame sinna, me jõuame sinna mingisse kasti, ehk kus me jõuame sinna oma mingisugusesse normaalsusesse või mingisse eesmärki ja siis me kasvame ju täis seda, eks ju, et ja siis ühel hetkel on nii-öelda ikkagi meil hakkab kitsas seal, mis tähendab, et me siis nagu kas tahame ise sealt välja tulla või siis vahel juhtub, et meid visatakse välja. Et isegi kui meie arvame endiselt, et mul on hästi mugav olla seal, siis tegelikult teistel on kõrini saanud, sest teised on nagu tüdinenud sellest minu stabiilsusest, mis tähendab, et nemad ja siis nad käivitavad nii-öelda, siis tuleb see nii-öelda, et kuigi minu sees on toimunud muutus, siis tuleb see mingisugune väline tõuge, mis tõukab mind nägema minu enda muutust. Et see on selline, kus see nii-öelda see väline muutus ja sisemine muutus ootamatult nagu kokku põrkavad ja siis üks võib käivitada teise. Ja siis on see leopard ikkagi peab sealt välja tulema ja siin me lähme nagu see leopardi pilt on alati nagu see kasulikkus, et kui jäsemed on surnud, et kuigi seal nagu nii-öelda, kui seal käed, jalad surevad ära, siis sa ei taha jääda sellesse olekusse, kus käed, jalad surevad ära. Aga kui sa tuled sellest asendist välja ja hakkad oma käsi jalgu uuesti liigutama, siis vähemalt minule isiklikult, ma arvan, et ei ole vastikumat tunnet, kui see surnud olek hakkab üle minema, ehk see veri hakkab uuesti liikuma ja siis see käsi hakkab nii-öelda uuesti ellu ärkama. Mis on taaskord jälle nagu selline hea metafoor nagu meelde tuletada, et sellest nagu muutuse läbimine tihtipeale ongi kohutavalt vastik. Ja see ongi kohutavalt ebamugav, ta võib olla tohutult valus, võib olla nagu see surnud käe ellu ärkamine on palju valusam kui see surnud olek, et kui see surnud olek on vastik, siis see surnust ärkamine on valus lihtsalt, eks ju. Ja see on nagu, aga sa tead, et see saab üle ühel, et nagu selles mõttes, et see läheb üle ja ma talun selle ära. Et võib-olla järgmine kord, kui sa nagu või praegust mõtled, et ma olen mingisuguses muutumises, kus ma nagu kardan seda saabuvat ebamugavust ja siis mõtle ikkagi sellele nagu ellu ärkavale jalale, et kui vastik see on ja kui sadu kordi oma elus sa oled selle üle elanud ja läbi teinud, eks. Ja mis siis sai, et kui palju mõnusam pärast seda oli, kui sa selle valuga nii-öelda silmitsi ära seisid. Niiviisi, aga siin mõtlesin, et ikkagi on oluline üle käia või nagu kuidagi nagu silme ette panna nagu 6 põhjust või 6 sellist takistust, mida ma näen, mis takistavad väga palju inimesi nagu tegelikult edasi liikumast, isegi kui nad teavad, et nad peaksid. Ja mõnes mõttes võib-olla see õigem on öelda, et need on need 6 nagu stressialget minu arvates või mida ma näen, et kus see muutustega, et kui me nagu lepimegi sellega, et muutus on loomulik, aga ometigi hästi paljudel inimestel on see nagu stressirohke, et on loomulik ja keeruline, aga ma arvan, et ta põhjustab liiga palju stressi. Ja need 6 on minu meelest nagu kõik on nii-öelda tegeletavad siis muutujad, millega tegeleda. Ja seetõttu ma arvasin, et on kasulik neid siin välja tuua. Ehk siis esimene, mida ma olen siin ka maininud juba paar korda, on see illusioon, et stabiilsus on olemas. On väga palju inimesi ja see on tegelikult on nagu täiesti isegi nagu valdkonniti professioonidega seotud, et nii-öelda, et kui me võtame nagu mingid töövaldkonnad, et mingid tüüpi inimesed lähevad näiteks koolitööle, enamasti on inimesed, kes armastavad stabiilsust. Samamoodi näiteks medsüsteemis tihtipeale töötavad inimesed, kes armastavad stabiilsust. Startupides ei tööta inimesed, kes armastavad stabiilsust. Ehk tegelikult on see selles mõttes ja sellest tuleb ka nii-öelda loogika, et kui te näiteks töötate mingis valdkonnas või olete juhid mingis valdkonnas, kus on vaja muutuseid läbi viia, siis seda on vaja arvesse võtta. Et kas selles valdkonnas töötavad pigem inimesed, kes tahavad muutust või pigem on seal nagu tõenäoliselt inimesed, kes vajavad nagu sellist stabiilsuse kinnitust.
mis tähendab, et nad võivad olla illusioonis, et see stabiilsus on siiski olemas. Ja siis see kõige suurem nagu illusioon on see stabiilsus on ka konstant, et see tasakaalu saavutamine on mingisugune konstantsus, et ma pean jõudma sellesse stabiilsusesse ja siis see püsib. Et tegelikult me kõik teame, et ma ei tea, kui te kusagil mingisuguse tasakaalu laua peal olete, et siis tasakaalu hoidmine on aktiivne töö ja ta on tohutult energiamahukas töö, eks. Et sellist püsivat stabiilsust ei ole olemas lihtsalt. Freud oli see, kes ütles ka, et see püsiv stabiilsus saabub siis, kui surm saab ja siis, kui nii-öelda EKG jutt läheb triibuks. Ja siis on ka see usk, et see stabiilsus on kontrollitav ja teda peab nagu mõnes mõttes anastama, et ja see on see, mida toimub hästi palju organisatsioonides on näha, peredes toimub ka seda hästi palju, et ma nii-öelda, et lihtsam on siis, kui ma ei räägi sulle, et midagi on nii-öelda olemas ja siis ei taha seda, mis tähendab, et asi saab stabiilne olla. Et ma olen kõik, kes on lapsevanemad on seda teinud või ma ei tea, juhtidena, et ongi, et kui kasulik on näidata inimestele, et veel variante on, et äkki nad tahavad siis enam seda saada. Ja siis on see illusioon, et asju saabki õigesti teha, et on olemas mingisugune üks ja ainus viis, mis on õige, see on niisugune perfektsionistide, eks ole, see üks mantra, ja nad usuvad, et on olemas õige, et see nii-öelda vale ja õige dihhotoomia on selline ühene, et ongi 1.0 süsteem, kuidas me elame. Ja siis, mis tähendab seda, et siis, kuna stabiilsus on reaalsus, siis järelikult elu on muutumatu, käib teatud moodi ja seetõttu see võib püsida ja siis ta juba, ma arvan, et saate aru, et kui nagu kõik need laused, mis tunduvad niimoodi lugedes täitsa totakad, aga see on jälle see, et nagu täiesti mitte kedagi nagu, siis see on väga tavaline ja ma loodan, et nüüd te juba loote selle seose, et kui üks meie põhivajadusi on stabiilsus, siis see on tegelikult täiesti loomulik, et me ihaldame seda ja kui meil on see ka toetatud ja kinnitatud ümberringi ja meid on ka suunatud selle stabiilsuse suunas, siis on see täiesti loomulik, et inimesed kasvavadki üles teadmisega, et see stabiilsus ongi olemas. Ja seetõttu nagu kõik sellised need tublid inimesed ja perfektsionistid, kes tegelikult ju see tubli ja perfektsionism tähendab ainult kellegi antud reaalsuse kopeerimist, siis nende jaoks on muutused tohutult šokeerivad. Nad on ootamatud, nad on vapustatud, see on nagu rünnak, isiklik rünnak, neile valetatakse, nad võtavad seda tohutult isiklikult, nende maailm kukub täielikult kokku, sest neil on valetatud, sest mulle lubati midagi muud, eks. Või samamoodi, kui see näide enne oli, et ma olen arvestanud sellega, et sina oled minu kindlus. Oled sa siis minu sõber või laps või naaber või tööandja või abikaasa või ükskõik kes, aga ma olen arvestanud sellega, et minu arvates meil on leping. Et me oleme leping ja sina oled lubanud mulle, et sa oled minu kindlus. Ja siis nüüd järsku sa jultunu kavatsed siin kasvama hakata ja muutuma hakata, siis minu maailm kukub kokku. Ja see tuleneb sellest, et need stabiilsuse illusioonis inimesed on täiesti ette valmistamata, sest nad elavadki nagu, nad elavad mitte tunnelis, vaid nad elavad tegelikult klappidega. Ja siis see kõik šokeeribki täiesti. Ja see on jälle see, et kui me räägime sellest eluks ette valmistamisest, siis et miks on neid muutuseid vaja või miks on vaja lapsepõlves kukkuda, sest tegelikult see kõik on elu ettevalmistus, sest me kukume elus väga palju veel. Nii, siis teine on kaheosaline, aga ma arvan, et see teine probleem, miks on muutused ja siis selle elu loomuliku muutusega toime tulemine on nii keeruline paljudele, on see, et nemad elavad illusioonis, et elu eesmärk on end ära parkida. Ehk eesmärk on jõuda parklasse, et kui me siin kogu aeg rääkisime, et elu on just nagu, et nii-öelda mina olen just nagu see autojuht, ja siis ka see auto, kes siis astub sinna liiklusesse ja peab õppima hakkama saama teiste liiklejatega ja kasside ja rebastega seal tee peal ja usaldama, et siis need, ma ei tea, seal teisel pool seda punktiirjoont 100-ga kimavad autod mul otsa ei sõida, ehk nagu kuidagimoodi nagu saada hakata kõikide selle asjadega. Aga siis, kui ma usun, et minu elu eesmärk on parklasse jõuda, nagu lõppu jõuda ja tänapäeval ju teatavasti ka võimalikult vara, et see ongi nagu võimalikult vara, kiiresti ja mugavalt. Eks see on niisugune metafoor natukene, et elu eesmärk on jõuda parklasse, omades väga uhket autot, finantsvabadust, ilusat maja ja aeda, kus ei pea mitte midagi kunagi ise tegema. Ja siis see finantsvabadus toodab totaalse igavese passiivsissetuleku, eks. Ja küsimus ei ole, et ma olen siin kuidagi sarkastiline või küüniline selles osas, et need asjad kõik on väga head. Küsimus on see, mis on nende eesmärk. Või siin on tegelikult puudu see, et mul on, see ei mahu tegelikult siia, eks, et see finantsvabadus ideaalis võiks vabastada mind ka tööst. Et
ja siis teised inimesed, kes elavad nii-öelda, et mul on vaja leida see stabiilne töö, et ma siin päris palju konsulteerin ka noori, kes siis mõtlevad, mida õppima minna ja kui ma kuulen, kuidas 18-aastased räägivad, et kuidas nad kujutavad juba ette, kuidas nad lähevad ülikooli mingit asja õppima, aga ma ju ei taha pärast 40 aastat seda tööd teha. Ja see on täiesti see, et aga keegi ei räägi neile, et maailm ei tööta enam sellisel kujul, et see, et ma õpin mingit asja, siis ma ei tea, eriti ülikooli kontekstis, tegemist ei ole kutsekooliga, et isegi kutsekoolis ma ei õpi nii-öelda tänapäeval ei ole ühte karjäärirada enam. Aga ehk siis on nagu, et tundub unelm, et ma jõuan mingisse parklasse, kus ma siis oma selle uhke autoga, eks teatavasti ma jõuan selle parklasse uhke autoga, ma taga enam ei sõida. Ja siis on see kodu ja aed või mis iganes asi see on. Et tihtipeale mulle tundub, et ei räägita, et probleem ongi see, et inimesed mitte ei taha saada ilusat kodu, vaid nad tahavad saada ilusat maja. Ja ma arvan, et seal algab probleem juba, eks ju. Ja kuna eesmärk on saada maja ja aed, kus ei pea mitte midagi tegema, siis mis tähendab, et taaskord nad jõuavad stabiilsusesse, et me jõuame nagu taaskord see on nagu sama asi, mis eelmine, et nad usuvad seda, et see stabiilsus on nagu mõnes mõttes see heureka, ta on nagu see nirvana ja ta on stabiilne ja konstantne. Ja mis siis nagu reaalselt juhtub, et kui siis sinna stabiilsusesse jõutakse, siis on nagu erinevad variandid. Ehk paljud inimesed hakkavad kohe kartma ja nad hakkavad kohe muretsema. Ehk nad peavad seda kaitsma hakkama. Ehk ma olengi jõudnud heasse töökohta ja siis ma nüüd muretsen kogu aeg, et sellega juhtub midagi. Või siis mul on see uhke ilus maja ja siis ma kardan kogu aeg, et nii-öelda tulevadki vargad või röövlid või et nii-öelda need omandid ma pean hakkama hästi palju kaitsma, mis tähendab, et mu energia, mu aeg täitub nagu selle muretsemisega. Või siis teine variant on see, et isegi kui ma nagu jõuan sinna eesmärki, sinna parklasse, siis ma olen ikkagi hõivatus ja stressis. Ma mitte ei ole tänulik ja rõõmus selle üle, et ma nüüd märkan, et vau, et ma nüüd saavutasingi midagi ja siis küsimus on, mis nüüd edasi saab, eks ole. Vaid nad tegelikult on jätkuvas stressis. Või siis need, kes ei ole nii-öelda jõudnud nii haljale oksale, et nad ei peaks seal aias midagi, kuigi tänapäeval seda on rohkem juba, sest on need mururobotid. Aga mis tähendab, et ta mõnes mõttes on, et nüüd enam ei pea ise niitma. Aga nüüd ma saan aknast vaadata, kuidas üks teine kogu aeg niidab. Ja nagu kogu aeg, veel rohkem kui mina ise. Nii et mulle vahel tundub, et käies nendes aedades, mulle tundub, et see on psüühiliselt kohati nagu veel ohtlikum, et inimestel on vahel nagu mingi rõõm ära võetud ja siis teiselt poolt sa aknast kogu aeg näed kedagi ka toimetama, sest seal seda nagu seismist või vaikust nagu enam üldse ei ole. Ja siis on nagu üks variant on seal parklas, et ikkagi need inimesed lähevad seal parkla, kui nad on selle parkla just nagu kätte saanud, siis nad või selle paradiisi, siis mis nad arvasid, et see parkla on, aga nad ei ole seal mitte kunagi. Sest on kaks varianti, kas nad on ikkagi hõivatud ja neil pole aega seal olla või siis nad tegelikult teavad sisemalt, et neil on sealt kohutavalt igav. Mis tähendab, et nad ka ei julge sinna minna, sest seal on liiga stabiilne. No ja siis see viimane on see, kus jõutaksegi mingisse ihaldatud mitte midagi tegemisse ja see mitte midagi tegemine, siin ma ei räägi sellest Fred Jüssi viljakast mitte midagi tegemisest, vaid see on selline letargiline mitte midagi tegemine. See unelm, et ma ei pea mitte kunagi enam mitte midagi tegema, ehk siis tegelikult algab nagu mandumine, kus siis tihtipeale inimesed ikkagi lähevadki sellisesse nagu langetakse mõttetusse või lähevadki hulluks või närviliseks, või tegelikult hakkab nagu juhtuma inimestega, et nii-öelda nende areng hakkab tegelikult teisest kohast peale, mis on päris ohtlik. Nii, ja kolmas on, kui ma ütlesin, et see parkla on tegelikult kahepoolne, siis eelmine oli mõnes mõttes selline eluline parkla, et jõuda sellistesse välistesse parklatesse. Aga siis on võimalik jõuda ka psüühilisse parklasse. Et ma nii-öelda fikseerin oma identiteedi ja elu tähendus ära. Ja see on natukene erinev sellest stabiilsusest. Et see fikseeritus on minu sees toimuv. Et see stabiilsus on selline üldine, eks ole, selline elukontseptsioon, selline filosoofia, et on olemas mingi õige asi. Aga see fikseeritud on, ma arvan, et ikkagi on see nii-öelda jumala mängimine, et ma jõuan jumala staatusesse, ehk ma tean, et asjad on paigas, mina olen valmis ja ma tean, mis on normaalne, milline ma olen, kuidas asjad käivad, mis mulle meeldib, mis mulle on parim, mis on õige ja millega ma harjunud olen. Ja kuidas sina peaksid olema ka. Ehk see elu käib mitte sellises avatuses, vaid ta on täielikult fikseeritud. Et ma olen mingisugust, ma tean täpselt, milline ma olen ja siis, kui sa hakkad mulle nii-öelda rääkima mingisugust asja, siis ma lihtsalt blokeerin kõik selle ära. Ja ma usun, et te kõik olete kokku puutunud väga paljude selliste inimestega, kellel on selline suletud mõtlemine. Ja kui sa nagu tunned, see võib olla nii, et näiteks mina võin olla ka, et ma olen mingis valdkonnas olen nagu avatud,
ja siis mingi teine, kus ma ei ole seda läbi töödelnud, siis ma järsku avastan, et mul on mingi identiteet on hästi kinni näiteks, et ma ei ole valmis uusi asju avastama. Ja see on jälle see, miks ma ütlen, et nii-öelda see eneseareng on selline pidev nagu koristamine ja avastamine, et kogu aeg avastad nii-öelda mingeid tükke iseendast, et või samamoodi võib juhtuda näiteks see, et tegeledki mingi valdkonnaga või ongi sul mingi hirm mingis valdkonnas olnud või mingi muutus ja siis sa saad aru, järsku märkad, et ma olen nagu kapseldunud, et ongi, et kuna ma olen kogenud mingit traumat või hirmu, siis ma nii-öelda olen jõudnud sinna mingis eluvaldkonnas, ma ei tea, osad inimesed jõuavad ikkagi, ma ei tea, suhetes näiteks parklasse või olengi tööl parklasse jäänud, et see on see, kui inimesed hakkavad nagu nimetama või tundma, ma tunnen, et ma olen sinna kinni jäänud. Eks, et siis on vaja nii-öelda hakata otsima jälle seda teed, et kuidas see nii-öelda plastilisemaks teha ja kuidas see nagu lahti teha. Et on selline psüühiline äraparkimine. Siis siin, mis on nagu võtab mõnes mõttes kokku, et me oleme siin tänases juba mitu korda rääkinud, ehk siis kõik tähendused ja ootused. Et mida ma arvan, et on normaalne, mis on mugav, mis on meeldiv, mis on hea elu, mis on edu, mis on minu tüüp. Ehk kõik need laused, et kui ma siin nagu töötan erinevate inimestega või kuulen, käisin just ühte dokfilmi vaatamas, et siis et ongi lause, ma tahaksin lihtsat elu, aga no mitte halvemat kui teistel. Või siis mul see, ma ei tea, tudengitega töötades mu lemmiklause on see, et ei, ma ei ole siin hinnete pärast, aga halba hinnet ka saada ei tahaks. Eks need on need, kui me räägime, nagu ma alguses ütlesin, et me võib olla nagu topeltlood enda peas, et ühelt poolt ma unistan mingisugusest, mingist lihtsast metsaonnist, aga tegelikult ma vaene ka olla, eks ole, ei taha. Või mis see vaesuse tähendus mõnes mõttes on, eks, et mis see edu nii-öelda on. Et see on nii-öelda see, kus tuleb hästi palju stressi, et mis see normaalne on, et seesama nagu, ma ei tea, viimasel ajal on ma ikkagi mingid inimesed, kes endiselt seda maski kallal nagu kobisevad peale tegelikult üle aastast nagu reaalsust või siis ma ei tea, enamus Euroopas 2 aastat kestnud normaalsust, Eestil siis tuli see maski teema nii hilja. Et siis see tundub ka, et nagu see on ka niisugune mingi fikseeritud, et on ebamugav ja endiselt ei saa hingata. Ja siis, kui nad räägivad seda inimeste kõrval, kes, ma ei tea, alles hiljuti olin nagu vestluses, kus seal kõrval seisab arst, kes ütleb, et mida te vingute, ma olen nagu viimased 40 aastat maskiga olnud, kes on kirurg. Et siis tegelikult see on ka jälle selline mingisugune empaatia puudumine, et nagu või niisugune solidaarsus, et saada aru, et ma ei tea, pool maakera on, ma ei tea, terve Aasia on elanud maskidega juba aastaid, eks ju, ja päris palju valdkondi, kes, ma ei tea, võtta mingid ehitustöötajad ja mingid vabrikute töötajad, kes elavad ka maskidega kogu aeg, eks. Ja siis on mingid tegelased, kes vahepeal peavad poes maski kandma, siis on nagu tohutu draama sellest, et see on jälle see nii-öelda see normaalsuse tähendus. Et see on ka jälle selline, kus, ja see on jälle, et ma ei räägi siin kellestki nagu halvasti, vaid see on jälle see, et kuidas me määratleme asju ja kuidas me aeg-ajalt on vaja avastada, et ma olen mingisse lausesse või lõksu kinni jäänud, ma räägin samast asjast samamoodi, mis on aegunud mõnes mõttes ja siis on vaja nii-öelda uuendada siis oma seda minapilti. Nii siis järgmine see takistus, mis on väga-väga levinud ja mis on minu jaoks, ma arvan, minu kogemuse järgi see on üks levinum, hetkel ma arvan, see on nagu levib kui viirus natukene ja see on üks ohtlikumaid. Kõik on väga ohtlikud, aga see on selline ka kõige tüütum minu meelest. On siis selline tarbiv elamine, mis võiks öelda natukene ka, et on selline ohvri elamine. Ja tarbiv elamine siis tähendab ju seda, et mina valin, kuidas asjad käivad. Ehk siis mina tahan uut, aga minu tingimustel ja mitte kiiresti ja mitte liiga aeglaselt ja minul on ikkagi lõpus õigus öelda, et ei, mitte nii. Siis on need inimesed, kes eriti siin viimase paari aasta jooksul või ma ei tea, et ikkagi, ma ei tea seda mitte paari aasta jooksul, aga üldse on ka need, kes usuvad, et nemad on, nendega on kõik õige, aga nendele lihtsalt ei seletata asju. Nendele ei seletata asju piisavalt lihtsalt, neid ei seletata piisavalt huvitavalt, nendel ei ole piisavalt ligipääsu, nendele lihtsalt, ühesõnaga, et nendest ei sõltu midagi, aga et keegi teine peaks tegema kõik info neile kuidagi moodi söödavaks. Et miks meile keegi midagi ei seleta ja siis, kui keegi seletab, siis nii-öelda, et mulle ei tundunud huvitav või et see on see, miks need inimesed, kes nagu, kelle jaoks tulevad mingid muutused tohutu üllatusena, kuigi nendest on aastaid räägitud. Ja ma usun, et olete näinud töökohtades, kus on palju muutuseid toimunud ja siis niimoodi on, et kuigi valmistatakse muutuseid ette ja siis, kui see nagu päriselt kohale jõuab, siis on inimesed selles, kuna nii-öelda on blokkinud seda või eitanud seda, siis see tuleb tohutu üllatusena ja nad ütlevadki, et ei seletata. Ja siis, kui see inimene, kes see kommunikatsiooniosakond või need juhid, kes on oma arust seda teinud kaua aega, ei mõista
inimese põhivajadusi, siis nad ütlevad endale inimestele halvasti, selle asemel, et saada aru, aga nad ongi olnud fikseeritud, mis tähendab, et nüüd see tulebki šokina nende jaoks, sest nad ei olnudki võimelised sellele infole enne tähendust andma, mis tähendab, et neid peab toetama täiesti teistmoodi ja nendel on vaja kogu info nüüd uuesti anda. Mitte rääkida seda, kuidas me oleme 2 aastat teile seda rääkinud. Et see on nüüd jälle see, et kuidas nii-öelda need mõjuisikud nagu reageerivad siis sellele inimesele, kes ehmatab muutusest. Siis need tarbivad inimesed küsivad kogu aeg garantiid, eks ole, kus on garantii ja kes vastutab, kes tagab, et läheb hästi, kes tagab, et tulemus on hea ja kes tagab, et see töötab. Mis on nagu võimatu ja siis, kui see nii-öelda ei, eks ole, et kes vastutab, siis ma saan hüüda, et ma võtan selle ohvri mentaliteedi, et päästke mind nüüd ära. Ja see on teie ülesanne, teie vastutus on mind päästa, sest mina olen ikkagi väike väeti ohver. Ehk siis, ja siis me räägimegi, et mina olen vaesekene ja meie oleme vaesekesed ja see on selline täiesti selline abitu, nagu õpitud abitusega selline sõltuv elu. Ja siis see viimane on need inimesed, kellel on hästi kergelt tuleb üle huulte laused, ma ei viitsi, liiga raske, liiga ebamugav, siis me tunnistame, et ühesõnaga, et inimesed, kes on näiteks see slaid nüüd nagu nendest näiteks kinni, siis neid inimesi mina ei saa aidata, sest nemad on otsustanud olla ohvrid ja nad on otsustanud olla tarbijad, mis tähendab, et nad ei võta nagu aktiivset rolli iseenda elust tihtipeale. Ja seetõttu nii-öelda, et näiteks, et kui keegi kasutab sõna viitsima väga palju, siis see on üks väga halb harjumus. Et nagu pigem mõtle, et kas sa oled väsinud või sa oled tüdinud või et mis see tähendab, see viitsimine, aga see viitsimine ja tubli on 2 sõna, ma arvan, millel ei ole tegelikult tähendust. Et nad ei tähenda lihtsalt mitte midagi. Nad on sellised hästi laisad sõnad, millel ei ole mitte mingit tähendust ja mida ei saa korrata või ja nad on tähenduseta sõnad mõnes mõttes eesti keeles. Nii ja viimane takistaja, mis on kohati, mida ma olen ka siin paar korda maininud, mis on üks selline tohutult, mis on nüüd, läheb jälle sinna, et kus koha peal me kõik vastutame ja me kõik oleme natukene nagu selle takistuse ohvrid, võiks öelda, või tagajärjed, on siis selline osavõtlikkus ja suhestumine ja lubamine siis muutustega üldsegi. Ja siin, mida ma pean silmas, on siis, me oleme sotsiaalsed olendid ja see, et kuigi see muutus toimub nii-öelda minu sees, siis tegelikult ma pean ikkagi ka kuuluma. Ehk tegelikult me inimesena saame selle valideeringu nii-öelda selle elu ja teiste kaudu, mis tähendab, et meie muutumisvõimet ja selles muutumises olemise, kuna see, nagu ma usun, loodan, et te saate juba aru, et see muutumises olemine on oskus. See, et ma muutuse peale ehmatan ja see, et ma muutust kardan ja see, et see muutus raske on normaalne. See on protsess. Aga see, kuidas selle raskusega silmitsi seista, kuidas selles olla, mida seal teha, siis see on puhtalt oskus, mis on õpitav ja mis on õpetatav oskus. Ja kui meile seda ei õpetata ja meile seda isegi taunitakse, siis on hästi raske, sest me olemegi üksi tegelikult nende asjadega. Ja seetõttu ma arvan, et me tegelikult tervikuna, et kuigi me oleme nagu riigina, me oleme ju ikkagi nii-öelda globaalselt tunnustatud tohutult paindliku riigina ja ikkagi selline, me oleme digihiigrid, eks ju, siis ma arvan, et meie kultuur, ma olen seda varem ka rääkinud, siis ma arvan, me oleme ikkagi selline vingumiskultuur hetkel. Et kuigi ma arvan, et me oleme nagu riigina või kultuurina olnud, me oleme nii edukad, nagu me oleme, sellepärast, et me olemegi paindlikud olnud või teistpidi me oleme olnud nagu jäärapäised, aga me oleme nagu kaasa läinud paljude asjadega, me kohaneme väga hästi. Aga siis mul hetkel tundub, et meil on ikkagi selline nii-öelda see lause on minuks, et võidab see, kellel on kõige suurem mure ja kes püsib selles mures kõige kauem ning ei lase sellest kunagi lahti. Toimub selline muretsemise võidujooks natukene. Ja siis ma näen, et nagu nende, ja loomulikult ma usun, et ma loodan, et nagu enamustest reageerivad, aga mitte mina, siis ma ütlen selle peale nagu nii tore ja siis sellisel juhul ma loodan, et teil on õnnestunud oma elus ennast ümbritseda teiste inimestega, kes teevad seda sama. Või siis teine variant on see, et sa oled nagu see üksik pioneer, kes siis seda saladust teeb nagu selles stagnaatilises süsteemis üksipäini, mida teevad väga-väga paljud inimesed, sest need ei ümbritse lihtsalt mitte kedagi, mis tähendab, et nad salatsevad, et nad nii-öelda varjavad seda, mis toimub, aga nad ei loobu sellest ka. Et see on väga hea variant, et sa ei loobu sellest, aga ta on nagu ikkagi üksik tee.
ja kuna lihtsalt on nagu mulle, ühesõnaga see on vahel, kuna ma mõtlen selle peale, see on nagu ka mõnes mõttes, mis mind paelub, on see, et meie nagu eeskuju, ühelt poolt meil ei ole eeskujusid ja siis need mentorid, nendel ei ole oskuseid. Ehk kohati mulle tundub, et väga palju, see on jälle see, et see ei ole üldistatult, aga lihtsalt üldiselt, kui ma mõtlen keskmiselt, siis meie lapsevanem ja meie õpetaja ei ole oma elu muutuseid aktsepteerinud ja läbi reflekteerinud selleks, et ta oleks võimeline toetama teist inimest sellel kasvamise teel. Et kui tundub, et lapsevanemana ja õpetajana on minu kohustus võtta sellelt nagu arenejalt ära raskus. Ja ma usun seda, et seda raskust tuleb, saab ja võibki ära võtta, et seda saab vältida, seda saab säästa. Ja siis nad veel nii-öelda näitavad ette eeskujuga, et parem ja targem on ohkida ja vinguda. Mis võib tunduda hetkel õudselt radikaalne, mis ma räägin, aga lihtsalt see on see praktika ja reaalsus, kui ma käin, ma ei tea, kui ma kohtun siiski teismelistega nii-öelda kooli kontekstis, mis tähendab, et mitte projektis, kuhu need inimesed on nii-öelda teadlikult tulnud, siis see on see reaalsus hetkel. Ja see küsimus ei ole, et nad ei taha muutuda, vaid tegelikult nad on nagu vaigistatud mitte muutuma, sest nad saavad nagu see tublidus, see tubli laps saab kiita selle eest, et ta ju ikkagi on nii-öelda paigal, mitte ta ei muutu, eks ju, et nii-öelda pätid lapsed, pahad lapsed on ikkagi need, kes teevad ju midagi. Nii et seetõttu nagu, et meil ikkagi ülistatakse seda või mulle tundub, et jätkuvalt, ja ma arvan, et seda ei õpetata, et küsimus ei ole mitte see, et keegi nagu jälle paha või loll on, sest nemad ise pole kogenud seda. Ja see on, ma arvan, selline suur töö, mis meil on vaja ära teha, et kuidas sina siis, kui sa oled mõjuisiku rollis, et kas sina võimaldad üldsegi muutumist. Ja seetõttu ma nimetan neid, et meil on hästi palju neid parklasse juhtivaid mõjuisikuid, ehk nad on natuke nagu need parklatöötajad, et kuna nemad ise on ennast ära parkinud, siis nad usuvad, et nende püha kohus on aidata kõikidel teistel inimestel ka ära parkida ja siis natukene võib-olla rääkida ka halvasti inimestest, kes ei taha parklasse minna. Ja see on, ma arvan, selline üks, mina arvan, et see on üks nagu selline võtmeteema, millest on vaja rääkida meil, et vabastada väga palju energiat, mis meil seisab hetkel. Ja siis sellest tulenevalt ongi, et kuna me ei ole kogenud sellist nagu võimestavat liikluses olemist, eluvoolus olemist, ja siis tähendab ka seda, et nagu väga paljudel inimestel ei ole ka sellest rääkimise oskust. Et nad oskavadki maha tõmmata, ma ei tea, need laused, mida mina olen saanud, ongi see, et kuidas sa viitsid ja kas raske pole, kas üldse ei karda, kas nüüd on möödas, kas oled väga kurb, elu läheb edasi, kellelgi pole lihtsam. Ja need kõik on tegelikult sellised tasalülitavad, et ma mitte nagu, sa mitte kunagi ei saa tegelikult teada, mis seisus teine inimene on, aga ma saan paluda tal nagu jagada seda, andes märku, et ma päriselt olen valmis kuulama ja sa ei pea, ja samamoodi näiteks väga palju me ütlen seda, et sa ei pea õigesti rääkima, et sa võid täiesti segaselt rääkida sellest, et kuna eesmärk ei ole mitte see, et ma pean kuidagi moodi nõu andma või midagi, ja tegelikult on vaja kuuldud olla selles protsessis. Ja kui me ei ole seda tihtipeale, siis ma tean, mul ongi, et ma olen nagu nii palju inimesi näen, kes tulevad nagu ma ei tea, kursustel juhtub hästi palju seda, et on inimene, kes on ise puntras oma muutusega, aga kui ta kuulab teist oma puntrat rääkimast, ta ikka annab nõu talle. Ehk selle asemel, et ta nagu saaks aru, et tegelikult selles protsessis kõige tähtsam, mida mul on vaja kogeda, on see, et mind kuulatakse päriselt ära lihtsalt. Nii et seetõttu sellest muutusest rääkimise oskus ja muutuses oli ja kõrval olemise oskus, meil ei pruugi seda oskust lihtsalt olla, sest me pole seda kogenud ja me pole seda näinud. Ja see on taaskord asi, mida saab õppida. Ja ma arvan, et see tuleb meil tegelikult loomulikult välja, kui me seda lihtsalt teadvustame, et me jätame lihtsalt mingid asjad tegemata. Nii et sellised 6 takistust siis, et mis seda muutumises olevat stressi põhjustab. Et võib-olla küsimus ei olegi, et ta muutust takistaks, aga et mis põhjustab seda seiskavat stressi, on võib-olla see õigem öelda, et miks need 6 on nagu selles mõttes on hea nagu läbi mõelda endal, et vaadata, et kuhu sina võid olla näiteks kinni jäänud, mis tähendab, et seal on ka võti jälle taaskord, eks ju, et kuidas vabastada see, sest tihtipeale minu kogemuse järgi muutus, sa ei pea mitte midagi muutma, sa pead lihtsalt aru saama, et ma lasengi lahti. Et ma ei aja tagasi seda stabiilsust, et ma tagan selle stabiilsuse teises kohas, et ma lihtsalt nagu nii-öelda märkan ja teadvustan seda. Nii, aga siis lähme siin praktilise poole, et mida siis teha ikkagi muutusega.
Ehk siis õppetunnid natuke kokkuvõtted, kõik, mis me siin oleme rääkinud, ma olen palju juba ära rääkinud. Ehk üks asi on see, et elu ongi hooajaline. Ja sellega lihtsalt nii on, et see nii-öelda tuleb leppida sellega, et on öö ja on talv ja on päev ja on suvi. Siis muutused ja probleemid ei ole kunagi isiklikud, nad ei ole igavesed ja need ei ole totaalsed. Et kui me siin rääkisime, et kui nad tulevadki nagu šokina, et siis miks nad tekitavad meile tohutut stressi on see, et on see viimse päeva tunne, kaotan oma selle jumala staatuse ja ongi viimne päev ehk maailm kukub kokku. Ehk tegelikult reaalsus on see, et need muutused lihtsalt on ja nad saavad ühel hetkel läbi. Ehk tegelikult sellest tormistama ja lihtsalt läbi sõita. Siis muutused on tohutult kasulik asi selleks, et näha oma nagu seisukorda ja võimeid. Sest ma arvan, et nagu sellisel heal ajal me ei näe neid. Ehk siis kui me võtame nii-öelda selle aastaajalise metafoori, siis tegelikult me suvel ja sügisel valmistume talveks. Ja siis talvel me näeme, kas me valmistusime mõistlikult, ehk kas me varusime piisavalt ja siis talvel me nii-öelda puhkame siis uueks suveks. Aga see, mis elu on läinud vastupidi, eks, et meil on ettekujutus, et suvel ei tee mitte midagi ja siis talvel, ma ei tea, ja siis talvel peaksid asjad kuidagi hästi aktiivselt juhtuma. Ja siis me tahame talvel ka puhata ja siis natukene ongi jälle sellised nagu kipakad ootused, et mis siis millalgi peab tegema. Mis seal parklas siis peaks tegema, eks ole. Ja siis on nagu, mis on ka paljude inimeste jaoks, et kes õudselt tahavad teada, kus see garantii on. Et siis ma võin öelda seda, et garantiid ei ole lihtsalt ja see, kas hästi läheb, seda ka ei tea. Et ainus, mida saab teha, on loota, et äkki läheb hästi. Ja see reaalsus on see, et iga nagu muutus, ükskõik kui praktiline või eksistentsiaalne ta on, siis selle nagu tegeliku mõju ja tegeliku tagajärgi ja tegeliku tähendust me näeme absoluutselt alati tagantjärgi. Mis tähendab, et see, kas torm oli väga suur, sellest me saame rääkida pärast seda, kui torm ära oli. Ja seetõttu on sellest tormist vaja ikkagi lihtsalt läbi purjetada. Ja probleem on see, kui see muutus nii-öelda integreeritakse endasse kui halva asjana ja kui traumana, selle asemel, et näha iga läbitud selle tormiperioodi või tormikogemuse väärtust ja õppida selleks, et valmistuda siis selleks järgmiseks tormiks või selleks järgmiseks muutuseks. Ja kui see protsess jääb tegemata, siis peale igat muutust me kardame järgmist muutust rohkem. Ja see on see, mida nagu praegust need inimesed, kes räägivad, ei tea, kas nüüd on ikka viimane. Et me mitte nii-öelda ei valmistu hetkel teadmisega, aga äkki ei ole viimane. Küsimus on see, et mismoodi ma siis nagu, et järgmine kord nagu rahulikum oleks. Mitte ma ei valmistu selleks järgmiseks hirmuks, vaid ma nii-öelda valmistun, et ma olengi nagu tugevam selleks, et saada aru, et järgmine torm on siiski ka tulemas. See on jälle see, kui see on see fikseeritud, stabiilne mõttelaad, siis ma otsin seda hetke, et kui keegi garanteeriks mulle, et järgmist tormi ei tule mitte kunagi. Eks ju, ja siis on nii-öelda, et see pilt on siin selline purjetamispilt, et nüüd on need inimesed, kes unistavad, et oleks mitte liiga suur torm või tuul, mis tähendab seda, et purjetada ei saa, eks ju, et purjetame ainult siis mootoriga. Ehk siis välisabiga, mitte selle loomuliku kütusega. Nii, aga mida teha? Ma toon nagu välja lihtsalt paar sellist asja, et mida teha sellel muutuse ajal. Et siin on neid punkte küll palju, ma ei räägi neid nii detailselt läbi, aga ma arvan, see põhiasi, kui sa märkad, on see, et nagu praeguseks hetkeks, kus iganes sa oled, ükskõik kui vana sa oled, ükskõik kui noor sa oled, siis sa oled tänaseks hetkeks kogenud väga paljusid muutuseid. Ja ma arvan, sa oled väga paljusid torme kogenud, isegi kui sa seda ei teadvusta ja sa oled pidanud neid tavalisteks. Sest teatavasti, kui me läbime raskused, siis me peame neid ju kohe tavaliseks. See oli iseenesestmõistetav, sest kui on läbitav raskus, siis me automaatselt, ja kui meil on selline negatiivne mõttelaad, kus me ootame kogu aeg, et elu oleks raske, ja see on üks põhjus, miks inimesed ei saa ennast nagu ei saa tähistada ja tunnustada asjade eest, mis ei olnud rasked. Et kui tuleb välja, et ei olnudki nii raske ja ma saingi hakkama, siis järelikult oli tavaline. Ja selle tulemusena, kui ma kuulutan selle kogemuse tavaliseks, siis sellest ma ei saa midagi õppida. Nii, aga kui sa nüüd võtad nii-öelda selle, et sa lepid sellega, et sa oled väga kogenud tormides purjetaja, ja nüüd on see, et come with me, tulgu, mis tuleb, eks ole, et küll ma selle järgmisega üle elan. Ma saan aru, et kõik need eelnevad on läbi saanud, küll see järgmine kord saab ka aru. Aga mida siis teha sel hetkel, kui sa saad aru, et sa nüüd oled mingis muutuses, siis ma arvan, et see number üks asi, mida peab tegema, on aeglustuma. Ehk ma siin alles hiljuti leidsin tohutult tore lause on see, et sa ei saa ennast lahendusesse stressata, et kui panna see stress
stress nagu sellise mina kesksesse verbi, et siis tegelikult nagu stressates ei saa asju lahendada. Ja seetõttu ongi siin nagu need 4 esimest punkti on tegelikult aeglustu, peatu, eemaldu, rahune ja usalda olukorda. Ehk nagu väldi seda, et sa ei läheks stressi ja närvi. Ja ma tean, paljud nüüd ütlevad, lihtne teha, et lihtne öelda, eks ole. Siis ma arvan, et tegelikult kõik inimesed on kogenud, et kui teil on päriselt kriis, siis te ei lähe stressi, sest te peate päriselt lahendama hakata. Et tegelikult see ärevusse minek ja stressi minek on tegelikult treenitav ja ta on valik. Ja tihtipeale me läheme stressi ja ärevusse sellistel hetkedel, mina nimetan, need on luksustunded. Et sa saad seda lubada siis, kui sulle tundub, et keegi teine püüab su kinni. Ehk mina võin jääda nurka väiksena värisema, mina olen see väike hiireke, järelikult keegi teine vastutab. Aga siis, kui sa jääd nii-öelda rooli sellel purjekal, siis sa saad aru, et tormi ajal stressi minemine ei aita, vaid tegelikult on vaja vaadata, et hoida seda nii-öelda piisavat stabiilsust ja liikuda läbi sellest. Ehk siis ongi selline nagu tõmba hoog maha ja ära mine ärevile, ära osale vestlustes, kus inimesed räägivad taga negatiivselt. Jälgi sõnu, kuidas asjadest räägid, et kui sa räägid tohutult nagu totaalselt nii nõme ja kõik on nii halvasti, siis sa lihtsalt nagu võimendad, sa oled nagu vahtu üles, sa klopid ennast üles, eks ju. Siis ma arvan, et selles nagu kõikidel muutuste perioodidel on vaja olla teatraalselt sõbralik ja heatahtlik. Et kuigi on vaja kõik tunded läbi käia, aga nendel ei saa anda nagu nii, et nad lahvataksid, sest see lihtsalt raiskab kütust. Ja kuna kõik teised inimesed su ümber on ka tohutult hirmul ja ärevil, siis see on see, mis on ju juhtunud paljudes kohtades. Miks inimesed kardavad teisi inimesi praegu, et miks inimesed ei kohtu enam, sest nad ei talu neid vastikuid vestluseid. Ja see on jälle see, kus koha peal nii-öelda, et me kõigi sõnad mõjutavad üksteist. Et ühelt poolt ta mõjutab minu enda olekut, ta mõjutab kõikide teiste olekut samamoodi. Nii et ongi, ma ei tea, loobu sellist liigsest kontrollist, kontrolli ainult seda, mida sa saad kontrollida, loo endale see oma stabiilsus, oma kord. Ja siis, kui see asi hakkab läbi saama, siis lepi sellega, et vana ei ole enam ja on uus. Ja see on võib-olla see 9. punkt on võib-olla nagu see kõige tähtsam, mida paljud inimesed jätavad tegemata, et ma näen, et paljud inimesed seda esimesi teevadki, aga siis nad jäävad nii-öelda ketrama sinna sellesse probleemi või muutusesse kriisi. See sama minu näide, et ma olen igavene algaja, eks ju, et siis ühel hetkel on vaja peatuda, saad aru, enam ei ole. Et nii-öelda leppinud selle uue reaalsusega, et nüüd on kogemust juba piisavalt. Ja see on jälle, need on kõik sellised asjad, mis tegelikult on, nad ei eelda üldse midagi tegemist tihtipeale, aga nad on nagu selline mõtlemisviis. Ja mida siis see järgmine, et kui ma ütlen seda, et nagu see muutus on vaja tegelikult läbi närida, siis et kui sa, eriti kui sa käid läbi mingisugust keerulisemat muutuste perioodi ja te jätad selle reflekteerimata, siis tegelikult sa ei vii edasi seda. Ja see, kuidas ma nimetan seda, on see, et on vaja selle kogemusega päriselt kohtuda. Selleks, et ta saaks muutuda õppimiseks. Et on vaja see valideerida, aktsepteerida, et juhtus. Ja see mõte on see, et sa saaksid teha rahu, et mis juhtub tihtipeale, eriti kui käiakse läbi hästi keerulisi, nagu raskeid, nagu negatiivselt raskeid perioode, siis tundub, et ma tahan selle lihtsalt selja taha jätta. Aga tegelikult tihtipeale on vastupidi vaja sellele nagu otse silma vaadata nüüd, kui ma juba tean, mis juhtus, eks ju. Ja kui ma selle lihtsalt nagu nii-öelda sinna keldrisse lükkan, siis tegelikult ta ujub üles sulle mingil hetkel ja sa ei saa edasi liikuda ja sa ei saa uhkust tunda, et sa seda tegid ja ta ei rakendu selleks funktsionaalseks toeks järgmise kriisi jaoks. Ja samamoodi on see, et siis jäävad nii-öelda need haavad jäävad lakkumata, mis tähendab, et see uus veritsemine on hästi lihtne tekkima. Ja seetõttu nii-öelda võta endale aega selleks lihtsalt kas iseendaga või ka kaaslastega. Vahel on, ma ei tea, leiad juhendaja endale või seda saab teha ka nii-öelda ise juhitult. Ma saadan teile küsimused ka, kuidas seda teha. Ja minu soovitus on seda lihtsalt teha kirjutades kindlasti, et mitte ainult mõeldes, aga kirjutades ja kirjutades siis kolesti ja valesti ja ka südamest, et nii-öelda anda täielik õigus kõikidele oma kogemustele ja tunnetele. Ja kui on vähegi võimalik, siis jaga seda kõva häälega. Isegi kui sa seda iseendale ette loed, siis see juba valideerib ka seda, et annab nagu, et sa saad selle endast välja. Olla kuuldud kellegi poolt on parem, aga kui seda teist ei ole lihtsalt paratud, siis tegelikult piisab ka sellest, et ma kuulen ise seda. Aga see on asi, mida ma lihtsalt soovitan kõikidel inimestel teha, et kas või see sama viimase 2 aasta kogemusega, et see on nii tohutult abistav ja ta on nii kergendav lihtsalt. Ja samamoodi ta tohutult tõstab, ta tohutult väärindab ja ta annab sulle nagu sellise jõutunde tegelikult, kui seda teha.
Ja siin on sellised abiküsimused ka, aga ma saadan teile need kõik, et kuidas seda teha. Ja siis see viimane asi, mis ma tahaks anda, on nii-öelda, et kui ma siin juba olen korduvalt rääkinud, et kui see probleem on see, et meil on nii-öelda palju neid parklasse juhtijaid, kes ütlevad, et jätagi pooleli, kui on raske, mis on kõige õudsem asi, mida saab inimestele nagu öelda, et ära siis tee, kui on raske, selle asemel, et olla kõrval ja aidata inimesel nagu ära teha, et ta saaks eduelamuse. Et see katkestamiskogemus on kohutavalt ohtlik kogemus ja kui see katkestatud kogemus on veel toetatud kellegi poolt ja kui see on toetatud veel nii-öelda autoriteedi poolt, siis sealt edasi liikuda on hästi raske, sest sellisel juhul me langeme tagasi. Ja siin ma nüüd ei ütle seda, et asju ei peaks pooleli jätma, mitte kunagi. Väga palju peaks asju pooleli jätma, kui ma saan aru, ma teen vale asja, aga see peab tulema nagu läbi tunnetatult, mitte sellepärast, et raske on. Et ma arvan, see oskus teha rasked asjad kergeks on nagu see on lihtsalt nii oluline eluoskus ja nii-öelda kuidas ja sealt me kasvame kõige rohkem. Aga kui me nii-öelda veel julgustatakse katkestama, et sa ei saagi hakkama, eks ju, siis me tegelikult nii-öelda patsutame inimesed pisikesteks. Ja siin on lihtsalt mõned soovitused, et kuidas olla muutumise kõrval. Ja ma võin öelda, et muutumise kõrval olemine on, ma arvan, kõige raskem asi üldse. Ja siin ma ei ütle, et te peaksite saama mingiteks professionaalseteks abistajateks, kindlasti mitte, sest teise inimese muutusest vastutamine ei ole sinu asi. Ehk iga inimene peab saama käia seda ise läbi ja seetõttu see esimene ongi see, et sa pead lubama seda. Vajadusel kuulama ja ma arvan, et kui see kolmas on nagu ühend oma empaatia ja kogemusega, tähendab seda, et sa mitte ei asu päästma või hoidma, vaid tegelikult on vaja saada aru, et see on veel üks sitt lugu on selles muutuses olemine ja tihtipeale on vaja lihtsalt eemale hoida sellest ja nii-öelda olla nagu selline nagu püüdmisvalmis või kuulamisvalmis, aga tegelikult on vaja seal kõrval oma elu elada ja oma muutumistes, eks ole, olla, aga mitte see, et nii-öelda, mitte ma ei ühendu selle teise inimese kogemusega, vaid tegelikult on vaja ühenduda oma kogemusega selleks, et olla võimeline üleüldsegi seda nagu lubama ja taluma, sest seal kõrval olla on tohutult raske. Ja seetõttu on ka selline, et ma ütlen nii-öelda väldi, et ma tean, et ongi täpselt, et see ei ole lihtne, mida teha, aga see peab peas olema, ehk väldi kahjutunnet ja haletsemist, mida tehakse hästi palju, et nii kahju, et sul raske on. Ehk siis igasugune haletsemine, kahjutunne taaskord nagu vähendab seda teist inimest ja ta tegelikult ei ole üldse selline kaasaelav ja osavõtlik. Ja selles muutumise hetkes, mis on nii ehk naa raske ja nii ehk naa koormav, siis selle haletsuse talumine ainult nõrgendab. Et osavõtlikkus ja kahju tundmine on kaks erinevat asja. Siis väldi hirmutamist, tegelikult ei ole vaja rääkida kõiki nagu lugusid, mida sa kuulnud oled ja kui hirmsasti minna saab. Või siis samamoodi, et väldi enda teistega võrdlemist, et ma ei tea, et mul ei olnud midagi ja teil ei olnud midagi ja et sa nii-öelda taaskord jälle tasalülitad ja vähendad selle teise inimese kogemuse ära ja sa sealt sogad vett, et nagu luba olla inimesel oma loos. Siis ole kannatlik, andesta, sest seal saab olema väga palju nõmedust ja raskust. Ja siis ma arvan, see kõige raskem osa on vaja leppida sellega, et võib juhtuda, et siis see suhe tegelikult nagu lõpeb. Reaalsus on see, et see suhe lõpeb sellisel kujul, mis tähendab, et see sinu jaoks on nii-öelda väliselt tingitud muutus, mille sina pead läbi käima. Ja vajadusel peabki leppima, sellega ongi vaja eralduda ja ongi vaja leinata ja ongi vaja loobuda. Võib-olla ongi vaja oodata, eks ju, ja ongi vaja andestada, sest võib-olla see kõik jätkub, võib-olla see jätkub paari aasta pärast. Aga et kui sa seal paar aastat oled solvunud selle pärast või süüdistavas olekus, siis tegelikult sa nagu ruineerid ise ennast ära ja siis selle teise inimese ka ja sa võid takistada tegelikult selle teise inimese arengut. Ja võib-olla see nagu number 1, mis me läheme taaskord nii-öelda ristpiste meil selle eelmise korraga on see, et nagu sel perioodil, kui sa näed seda, et sinu ümber ja sinu ümber olevate inimestega toimuvad muutused, siis selleks, et sina suudaksid seda taluda, siis selleks on vaja sul enda eest hoolitseda oma vajadusi rahuldada. Sest eriti kui on see inimene, kes varem nii-öelda rahuldas sinu vajadusi ja nüüd ta ei saa seda enam teha. Ja selleks, et kui sa teda armastad, siis sa nagu vabastad ta sellest ülesandest, mis tähendab, et sa pead võtma vastutuse iseenda eest ja hoolitsema enda eest. Sest ainult sellisel viisil sa suudad seda kanda.
ja see on nüüd jälle see ristpiste, kuidas nii-öelda see ühe inimese muutus kandub üle teise inimese muutuseks ja siis sa mõjutad omakorda järgmist inimest. Ja see on see, miks on vaja meil kõigil nagu tark selles olla, sest me kõik mõjutame üksteist kogu aeg, et me ei toimi isoleerituna ja see, kui mina hakkan muutuma, siis see minu ökosüsteem ei ole loodud selleks, et minu muutust nii-öelda toita või kanda või kannatada, eks ju, vaid tegelikult see minu muutus nii-öelda mõjutab neid ka. Nii et seetõttu ma arvan, et see selline sõbralikkus ja heatahtlikkus on nagu see võti lihtsalt kõigis ja see on see aeglustumine, see mitte närvi minemine, sest ta lihtsalt on nii närvi minev aeg, on lihtsalt see igasugune muutumine. Selline lugu tuli, ta on selline pikk lugu jälle ja siin nüüd nagu täitsa lõppsõnaks paar sellist mõtet või väljavõtet. Et kui ma siin mingi aeg tagasi sattusin esimest korda elus Vennad Lõvisüdameid lugema, siis seal oli paar täiesti uskumatut tsitaati, mida ma hea meelega siin lõpetuseks siin ette loen. Kus siis Korp ja Joonatan rääkisid, üks vend teisega. Miks pead sa minema nii ohtliku asjaga tegelema? Sa võiks ju jääda sama hästi koju, tule juurde istuma ja tunda ennast mõnusasti. Ja selle peale vastas talle vend. On olemas asju, mida peab tegema isegi siis, kui see on ülimalt hädaohtlik, sest et muidu pole sa mingi inimene, vaid lihtsalt väike rämps. Ja see küsimus ei ole, et keegi nagu rämps on, vaid lihtsalt ma arvan, see on nagu nii hea kokkuvõte sellest, et miks me ikkagi peame otsustama sinna eluliiklusesse minna, isegi kui on väga ohtlik. Ja teine on, et uus ei sünni ainult uuest, vaid ka vana nägemisest uues valguses. Ehk see muutuseks valmistumine, ma arvan, see sinu muutuse läbimise võti on sul tegelikult sinu varasemates kogemustes. Kui sa vaid oskad sellele väärtust anda ja kui sa vaid oskad näha enda kogemust tegelikult ja oma oskuslikkust ja oma enesemeisterlikkust, mis sul juba on olemas. Nii et avasta oma seda muutust. Selline lugu täna muutuse kohta. Aga edasi lähevad ikkagi mulle siin see pähkel närimiseks ei lõppe veel, läheb üha keerulisemaks. Ehk siis järgmine enesemeisterlikkuse webinar on juba 17. märtsil. Ja siis on järgmine võimatu teema, mida purki pista, on eneseteadlikkus ehk kuidas ennast selgeks saada. Ei kujuta veel ette, kuidas see purki mahub, aga juba on väga põnev. Nii et täna selline lugu, suur aitäh teile kõigile. Ma siin lõpetan nüüd slaidide jagamise. Loodan, et saite mõtteid, saite julgustust ja kinnitust, ma loodan oma mõtetele. Tihtipeale me vajame kinnitust rohkem kui miskit muud. Nii et usaldage oma muutust. Ja olge selles protsessis lihtsalt ja olge selles protsessis põnevusega. Et ei pea olema nagu hulljulge, aga julge peab ikka olema, isegi kui on hirmus. Aga nüüd, kui kellelgi on veel küsimusi või kommentaare, siis ma hea meelega vastan ja võtan ka neid vastu. Ja kui ei ole, siis suur aitäh teile ja kohtume järgmine kord jälle.